ma arvan, et tänapäeval oleks lastekaitse juba ammu ukse taga. Jäin ellu, karastas. Tere tulemast karjäärikäänakutesse. Mina olen Kristjan ja räägin inimestega, kellel tõenäoliselt varem või hiljem on olnud vanaema. Ja kellel on olnud huvitav karjäär huvitavate käänakutega. Kõigepealt üleskutse, kui sul on ka huvitav lugu huvitavast karjäärist või mõnel tuttaval, kirjuta mulle kristjan@karmo.ee. Karjäärikäänakut. Täna on meil külas Alvar. Nii on. Alvar tuli siia rongiga. Räägi, mida sa täna tööalaselt teed? Tööalaselt olen ma praegu siis sajandi infrastruktuuri projektis Rail Baltic Estonia IT-üksuse juhataja. Et ma olen elus esimest korda juhataja, järgmine eesmärk on olla brigadiir, siis on kõik tehtud. Aga direktor? Ei, see on liiga uhke koht, ei, seda ei ole vaja. Et kui siis universumi direktor, see oleks okei. President või? Jälle läheb liiale. Okay. Aga mis see Rail Baltic, mis seal siis nagu on, et raudteed ju ehitatakse, miks seal seda IT-d nii palju vaja on? No tänapäeva nii raudtee kui rongid, kuigi rongidega Rail Baltic Estonia ei tegele otseselt, on tegelikult läbi ja lõhki IT-ga läbi põimunud. Et ärme isegi ütle, et me oleme IT-ettevõtte või siis ehitusettevõtte, et me oleme tegelikult tehnoloogia ettevõtte ja ehitusettevõtte. Et igapäevaselt on tehnoloogia meil kaasas, meil on juba kas või igapäevatööd peab toetama ja inimeste tööd kergendavaid rakendusi tegema. No see on niisugune igapäevatöö, aga pikas perspektiivis on see, et meil on väga pikk tõenduskohustus. Me peame projektidokumentatsiooni ja materjalide hankimist tõestama ja hoidma 50+ aastat. Kui mingisugune õnnetus juhtub, tullakse kohale, küsitakse nii, siin lõigus, kus toodi, kes pani, kes kinnitas, millal, miks, mis materjal ja seda kõike tuleb säilitada, tagada, hoida, siduda ja vaadata, et andmetest saaks ka asja, et mitte nii, et lõpuks on terve hunnik andmed ja kui keegi midagi küsima tuleb, siis käite tõlgutad, et andmed on seal, otsi ise, et nii see ei käi päris. Ja lisaks on ka siis see, et kuna kunagi saab see raudtee valmis, 2030, 8. detsember hakkavad rongid liikuma, siis tegelikult Rail Baltic Estonia töö iseloom muutub. Hetkeplaanide kohaselt hakkab Rail Baltic Estonia siis opereerima rahvusvahelisi terminale, milleks on siis Ülemiste ja Pärnu terminalide. See tähendab seda, et pikas IT-strateegias peab olema kogu aeg paralleelselt ja ajas aina rohkem üksteisest lahku hargnevat suunda, mis teeb nagu selle juhtimise eriti keerukaks, et me peame esiteks selle praeguse projekti ära lõpetama ja siis me peame valmis olema päeva pealt täiesti uude suunda ennast sisse viima, nii et kõik töötab edasi. Seal on ka koostöö Eesti Raudtee Elroniga, sellepärast et need asjad, mis me valmis ehitame, nagu ma ütlesin, meist saavad rahvusvaheliste terminalide operaatorid, me anname ära. Me infrastruktuuri anname Eesti Raudteele, rongi hakkab ja siseliine hakkab opereerima Elron, see tähendab, et rongide juhtimissüsteemi anname ka üle. Piletimüügisüsteemi hankimine tuleb ka kõik koostöö on ka veel hästi tähtis. Et ta on mitmetahuline ja keerukas asi. Ma just jäingi mõtlema, et sa ütlesid, et 2030 hakkavad rongid sõitma detsembris, eks? 8. detsember, just. Ei ole juhuslik kuupäev. Et siis, minu võib-olla peast arvutamine ei ole elus alati kõige tugevam olnud, aga mulle ikkagi tundub, et see on vähem kui 50 aasta pärast, ehk siis, et see 50-aastane tõenduskohustus läheb siis ka ilmselt Eesti Raudteele üle. Jah, see läheb üle koos siis kogu tugistruktuuriga, see tähendab siis aruandlus, mis iganes seal rakenduskihid, kaasa arvatud siis selle ökosüsteemi ülalal pidamiseks valmistatud siis liidesed ja rakendused. Jällegi seal läheb asi natukene keerukaks, kuna teatud segmendid jäävad meie kätte. See tähendab seda, et ma pean ka sellele erisusele mõtlema, et mul peab olema võimalik andmeid lahutada see moment. Et osad andmed lähevad sinna, osad jäävad meile. Ja need on teatud kohtades on nad samas kohas. Ja siis nende süsteemide ehitamisel ei saa ju ka väga, just sa mainisid seda koostööd, et sa peadki seda juba tegema selle arvestusega, et nemad suudavad selle üle võtta.
see on veel jah, eraldi teema, see koostöö mitme ettevõtte vahel ja lisaks ka siis Baltikumi ülene koostöö, et see lisab veel ekstra keerukust, et ka Läti ja Leeduga peame me koostööd tegema. Meie emafirma on siis RB Rail, kus on igal riigil on 1/3 osalust, et temaga peame ühte jalga käima, sealt ülevalt alla tulevadki siis teatud suunised ja nii-öelda raamistik, mille sees me saame mängida, mis ongi okei, et me oleksime kõik ühes samas ruumis ja inforuumis ja meil oleks samad reeglid ja sama eesmärk. Et see koostöö on üks kõige tähtsamaid asju, sellepärast et meie tehnoloogiline pagas on nii erinev. Eesti Raudteel on veel endiselt arvatavasti vähe analoogsüsteeme, nad tegelevad sellega, et neid ei oleks. Elronil on omad süsteemid ja mina olen see õnnelik inimene, kellel veel legacy't ei ole. Ma teen legacy't alles, et minul on suhteliselt selline tühi laud, aga ma ei saa üksi punuma panna, sest et siis ma lihtsalt avastan mingi aja pärast, et issand jumal, et mul ei ole mitte kellelegi seda anda, sest selle vastuvõtmiseks polda valmis. Lähme korra selle Rail Balticu juurde, kui niisugused, hästi siuke ikkagi vastakaid arvamusi tekitav projekt ühiskonnas, et mis sest siis kasu on? Kasu on mitme koha pealt, et muidugi, et on vastakaid arvamusi tekitav, et kui ta juba on defineeritud 100. projektiks, siis ei ole midagi teha, et seal on juba emotsioonid mängus ja kui rahad on nii suured, siis need lähevad inimese jaoks hoomamatuks ja kõik teavad täpsemini, kuidas seda raha peaks kasutama. Tegelikult on esiteks, ta on juba erandlik infrastruktuuri projekti ja Euroopa Liidus. Selliseid projekte on veel 2. See tähendab, erandlik tähendab seda, et kui tavaliselt on oma osaluse nõue ikkagi 50% vähemalt, siis antud juhul on tegelikult kaetakse selle kuludest Euroopa Liidu struktuurfondidest 80%, nii et ta on juba majanduslikult on ta netopositiivne projekt, et läbi kõige selle, mis siia majandusse investeeritakse. Teiseks, kui ta ikkagi tööle läheb, reisijate vedu, aga lisaks ka siis kaubavedu, sest et seal on väga grandioossed plaanid, mida ma nagu otseselt väga avada ei saa, aga põhimõtteliselt ikkagi tahetakse kergendada, kiirendada ja hõlbustada siis rekkaveoseid, nii et nina teeb sihukest viimase miili vedu ja pealevedu ja rong viib kiirelt ja suures koguses haaked õigesse kohta, sealt lähevad edasi. No lisaks kaubavedu üldiselt ka. Ja kui mõelda siis siseriiklik sotsiaalmajanduslik nagu mõju, mis on, siis minu kõige parem näide on see, et Tallinnast Pärnu hakkab saama kiirrongiga 42 minutiga. See tähendab, et sul kaob igasugune nagu, ei ole enam vahet, kas elad Tallinnas, töötab Pärnus või elad Pärnus, töötab Tallinnas. See on väga konkreetne number jälle. See on väga konkreetne number, see on välja arvutatud ja välja öeldud. 42 minutit Tallinnast Pärnu. Et mitte natuke alla 3/4 tunniga või umbes 40 minutiga, vaid 42 minutit. Nii see on arvutatud, kuna meil on teada piirkiirused ja lõigu keskmised kiirused, piirkiirus on 249 kilomeetrit tunnis. Sama tasandisi ristuvaid teid ei ole, kogu trass on tarastatud, see tähendab seda, et välja arvatud peatused me saame suhteliselt selle piirkiirusega sõita. Et siis on väga lihtne välja arvutada, et ka Riiga sõiduaega on välja arvutatud, siin on nüüd küsimus, kas etapp 1 või etapp 2. 42 on muidugi ilus number. On igatepidi ilus number, elu mõte ongi raudteel. ja teine asi, et raudtee minu jaoks ka seostub täpsusega kuidagi ajalooliselt. No täna nagu sa ütlesid, et võib rongi järgi kella õigeks panna küll. 11.55 pidi olema, 11.55.30 astusin uksest välja. No täpselt, õige minuti keskel täpselt. Nii, aga räägi, milline sinu tüüpiline tööpäev on? No minu tüüpiline tööpäev ongi sihukene nagu juhi tööpäev. Minu ülesanne on vaadata, et mu töötajad teaks, mis suunas nad lähevad, mis nende prioriteedid on, vaadata, et nad terveks jääks. Seda ma ütlen kogu aeg, et kõige tähtsam on jälgida, et sa ise katki ei läheks, et sul tasakaal ära ei kaoks, et kõik peab olema ikkagi nii, et inimene tunneb, et see, mis ta teeb, on tähtis, see, mis ta teeb, sellel on mõju. Aga samas ei saa ära unustada isiklikku elu, pere, hobisid ja nii edasi. Et hommikuti ma tavaline kontori inimese töö, hommikul vaatan meilid üle, mis koosolekud on, vajadusel valmistan ette, töötan mingisugused pikemad materjalid läbi. Ma olen sihukene materjali töötamise poole peal, ma olen hommiku inimene, et sellised asju ma teen hommikul.
siis on terve hunnik koosolekuid, kuna mul on juba tiim on päris suur, siis on nädala sees on juba neid üks-ühtesid päris palju, erinevaid osakonna koosolekuid, projekti koosolekuid. Ja peale lõunat ma siis tavaliselt tegelen siis juba siukese sisulisema poolega, et mul on pidevalt laual paar sellist innovaatilist projekti, mida ma vean, kuna hetkel ma ka tegelen arhitektuurilise pildiga IT-s. Siis näiteks ehitame praegu andmelaopokki, sisest LLM-i, et neid arhitektuure joonistan ma praegu ise ja nagu siis peale lõunat, kus mul on siukene tavaliselt rutiinitaluvus on juba väiksem ja tahaks mingi ärevamaid asju teha, siis ma hakkan mängima nende asjadega. Et mingisugused juba näidised meil on olemas, et sammhaaval liigume, mul on väga hea tiim, koostöös teeme kõike, aga et minu ülesanne ongi see, et mina ei mikromanageeri, et mina annan inimesele suuna kätte ja kui tal on mingi takistus, siis ma aitan ta selle takistusega eemaldada või aitan nõuga või jõuga, et ma võiks ju minna ja mingid asjad ära teha, aga see on täiesti vale lähenemine, sest inimene peab õppima seda tegema, et ma ise eelistan seda, et kui ma midagi oskan, siis ma ei lähe seda ära tegema inimese eest, vaid ma õpetan, kuidas tema seda teha saab. Anna inimesele õng. Enam-vähem natukene, tead selle õngega ka mõni loobib ja kala ei tule. Olen Koerus Väinjärve ääres näinud, ma ise olen üks nendest inimestest, kõik minu klassivennad on üüberkalamehed, ma võin seda õnge sinna järve loopima jäädagi. Ehk siis, et mitte ainult anna õng, vaid õpeta kasutama ka ja siis jälgi, kas tegelikult temas on seda ainest üldse. No täpselt, et oinad õpetasid mind kasutama ka, no ei ole. Nagu mõne inimese käes kõik arvuti ära laguneb, minul on kalaõnne pole. Aga kui arvuti laguneb ära, see on ju hea sihuke testija omadus, et... On. Siuksed omapärase biorütmiga inimesed on väga head testijad. Sul on vaja neid tiimi, on ju, et kindel olla, et need asjad oleksid kuulikindlad. Aga jah, see suuna andmine versus mikromanageerimine, et mulle tundub, et mingis mõttes mikromanageerimine on nagu juhile ju lihtsam, et tee seda täpselt nüüd, on ju. Jah, niipea kui juht hakkab mikromanageerima, juhtubki siis see, et näiteks kui juht jääb haigeks või läheb puhkusele, on ju, siis selgub, et järsku jääb kõik seisma. Sest kõik ootavad suu ammuli, et see puder nüüd lusikaga suhu topitakse, keegi midagi teha ei oska. Mina vastupidi olen oma kõikidele tiimiliikmetele, kellega ma koos olen töötanud, rääkinud, et parem on teha ja õppida, et see, mis me tegimine, läks fussi, kui üldse mitte teha ja oodata. Et siis me oleme proovinud teha, ma proovisin oma peaga, ei tulnud välja, ei ole hullu, me teame, et see nüüd ei tööta. See on edaspidi laualt maas, kõik on hästi, me õppisime sellest. Aga lihtsalt ootama jääda, et kuskilt tuleb mingisugune õnn õuele või Alvar päästma, see ei ole normaalne, see tähendab seda, et ma olen juhina läbi kukkunud, kui mingi asi on niimoodi minu taga. Minu asi on inimestele inimesi võimestada, et anda neile need võimalused oma asju teha, anda neile võimalikult head töövahendid, võimalikult head teadmised, tutvustada neid erinevate võimalustega, aidata neil nagu seda ajurünnakut teha, aga mitte nende eest asju ära teha ja mitte öelda, et näe, nüüd tee seda nii, vaid pigem küsida küsimusi, et miks sa nii teed, et kas sa oled selles kindel, aha, selge, kui sina oled kindel, teeme nii, mis siis, et mina ei pruugi sellega nõustuda. Ma ei hakka teda ära suruma. Nagu siuke hea lapsevanem, et sa jälgid, suunad, aga dikteerid ainult siis, kui tõesti mingi kriitiline häda käes on. Pigem mitte. Sellega ongi see, et näiteks kui ma rohkem arendustega tegelesin ja arendustiimi juhtisin väga palju, ma panin tähele, et mul ei ole teatud kohtades mõtet öelda, et ära nii tee, sest see on vale, tee nii. Nad tegid nii ja siis neil julm frustratsioon, et tulime Alvar, mul oli õigus, mida ta ajab, et tegin ära nõme inimene. Vaid ma natukene kontrollitud kaose all lasin neil paar sammu võssa minna. Ja siis sekkusin ja küsisin, et kas nüüd on valus või? Ja siis öeldi, et hakkas jah valus. Ma ütlesin, aga nüüd astume 2 sammu tagasi ja mõtleme uuesti. Aga ma endiselt ootasin, et nemad tulevad selle lahenduse peale, mitte et ma ei anna seda lahendust neile ette. Ega see õpetabki kõige paremini ju. Just. Ja teiselt poolt jällegi mulle meenub ühest eelmisest töökohast see, kus me arutasime mingite umbes IT-arendusprojektide puhul, et ma kuulsin mingeid hääli, kes ütlesid, et
tead, meil peaks olema see üks keskne inimene, kes otsustab kõikide nende ressursikonfliktide puhul ära, et kes teab suurt pilti ja siis tema otsustab appi, aga see on ju sõltuvuse sisse kirjutamine. Single point of failure Täpselt. kahel jalal, Täpselt. et sihukest asja ei tohi tekkida mitte kunagi. Et inimesed peavad saama ise otsustada, ise omavahel läbi rääkida, kui on mingid konfliktid kuskil ja noh, siis see masinavärk toimib ja skaleerub, muidu on see, et ongi sul täpselt see üks otsustaja. Aga jah, need minu juhtimispõhimõtted on tulnud tegelikult läbi aja, kas siis oma juhtidelt, noh, väheselt ka ülikoolis. Pedagoogika on väga hea muuseas, soovitan kõigile pedagoogika mingi lastega käitumine, nendele teadmiste viimine, nende mingi hirmude kontrollimine ja konfliktide lahendamine on täpselt tõlgendub üks ühele tööelule. Et kõige tähtsam on see, et ole inimene, et mõtle, mis sa teed ja lase teisel olla, ära sekku nii palju. Kas tõesti lapsed on ka inimesed? Väiksed inimesed, väiksed ja toredad inimesed. Ja inimesed on lõpuks samasugused isegi, kui nad suureks kasvavad. Kahjuks mitte. Inimesed just nimelt kasvavad. Nad ei ole nii toredad enam pärast võib-olla. Osad. Okay. Aga jätkame siis sellest või selle laste jutuga selles mõttes, et räägi, kust sa oma tööelu alustasid? No minul on selline huvitav asi, et kõigepealt ma olin väga pikalt lapstööjõud, kuna ma sündisin talus ja siis ka kui ma koerus elasin, oli kohe lähedal Kalitsa, kus ma talus käisin lapskeha tegemas. Et tasuta tööd sai kõvasti tehtud lapsepõlves, kõik talutööd, mis te suudate ette kujutada, kõik sai tehtud, kaasa arvatud sea tapmine juba noorest peast, et ei ole sihukene linnas kasvanud ja ma ei tea, kuskil ainult uhke autoga koolis käinud, et tegelikult oli kõik see. Malev oli otse loomulikult, peedi kõplamine ja mis iganes metsa istutamine, aga esimene päris raha eest tehtud töö, ma nüüd ei mäleta enam, kui legaalselt see oli, aga igasugused kuriteo koosseisud on ammu aegunud. Oli koeru saeveskis Natural gümnaasiumis suviti, käisime poistega siis liini pealt pakki prusse ja laudu tõmbamas, et hommikul kell 7 jalgrattaga läksid paar kilomeetrit, 7 tundi lasid seal nagu oravrattas, sest et tempo oli peal, siis jalgrattaga tagasi kõht täis ja mängisid 3-4 tundi jalgpalli või korvpalli õhtul, et praegu oleks juba vist mõttest saaks südamerabanduse. Praegu kirjeldasid seda, et kuidas hakkas natuke hirmus küll. Kas ma hangin kuskilt nuuskpiiritust kiiresti? Ma võtan lonksu vett. Seal puiduvabrikus või ühesõnaga seal tegid ka päeva lõpus kokkuvõtteid? Jaa, seal oli see, et päev lõppes sellega, et kui kõik oli pakki laotud, siis tuli kokku arvutada, palju siis nagu materjali tuli ja siis ma alguses natuke kannatasin, kui nad seal neid ridu ja veerge kokku lugedes korrutasid või alguses üldse lugesid ükshaaval prusse üle, siis ma hakkasin lihtsalt, ütlesin ise, et kuulge, aitab küll, et siin on 54 prussi, et kuidas, et korrutad ja 4 tükki on peal üksikult. 10 korda 5 pluss 4. Ja siis me hakkasime saama tunduvalt varem õhtule. Nii et ma olin sihukene väikene inimkompuuter seal, nii nagu Ameerikas olete te kõik need inimkompuutri filmi. Kuidas nad arvutasid trajektoore, ma arvutasin lihtsamaid asju, ma arvutasin puidukoguseid. Aga selle järgi maksti meile raha ja selle enne ära ei saanud, kui see oli kokku arvutatud. Puidukogus, trajektoor, potato aine. Siis millalgi sa läksid seda kompuutrivärki nagu õppima ka? Ei saa öelda, et ma kompuutrivärki läksin. Nõos ma mõtlen. Nõkku ma läksin ikkagi õppima matemaatikat ja füüsikat. Füüsika eriklassi, sisseastumiseksamid oli väga äge ooper, ma ei tea, kas mul on aega sellest rääkida. Kui sa hästi kiiresti räägid. No ühesõnaga lugu oli siuke, läksin, tegin matemaatika, füüsika katsed ära, tulin uksest välja, ütlesin emale, et siia kooli ma sisse ei saanud, ma sain sidesõnadest aru, et midagi üritasin, mitte midagi aru ei saa. Siin otsitakse mingi täielike geeniuse. Lõpuks augustis tuli kiri, et ole lahke, oled sisse võetud ja ma olin mingisugune veel mingi väga eesotsa tulemusega. Selgus, et meile anti 9. klassi omadele, anti 11. klassi vabariikliku olümpiaadi ülesanded ja vaadati lihtsalt, et ujuge välja siilikesed. Kes mida teeb. Aga jah, ei, arvutit ma siin õppima ei läinud, mul oli null aimu, et seal arvutit õpetatakse, et kui mul kutse tuli kooli Ivar Soone nimele, siis ma isegi ei teadnud, et siuke kool olemas on ja olgem ausad, ma isegi ei teadnud, et mul on võimalus kuhugi mujale minna kui Koeru keskkooli. Mul oli null aimu sellest, siis selgus.
aga jah, seal oli arvutiõpe oli üks põhiainetest, ei olnud niimoodi suts mingisugune valikaine. Hakati nullist pihta, pandi jukude taha istuma, mina seda jukut puutuda ei julgenud, ma olin filmidest näinud, et nuppu vajutavad rakett läheb Hiina poole, mina jama ma jaganud. Aga 2-3 kuu pärast olin siis maakondlikul olümpiaadil programmeerimises teisel kohal. Mina sain sellest arvutist aru kuidagi ja tema sai minust aru ja aga nõos oligi, õpe oli siukene, meid õpetati arvutama 2 süsteemis, 8 süsteemis, 16 süsteemis. Õpetati, mis asi on Poola pöördkuju, elementaarne arvutiarhitektuur, kuidas ta töötab, mismoodi on algoritmid, kuidas on quicksort ja nii edasi, et läbivalt õpetati ka mingisugused ikkagi tekstitöötlus selle aja programmides ja nipet-näpet graafikat tegema seal, fraktaale joonistama, et alguses olid jukud, siis olid juba 286, Uraal 1 oli kahjuks juba ära viidud, kui ma sinna läksin, et seda ei olnud. Arvutikeskus oli eraldi olemas ilusti. Ja lõpuks oli ka siis terminalide klass, kus taga sai siis juba 11-12 klass sai juba saata e-maile, mida tõmmati iga 2 tunni tagant sisse. Tänapäeval nagu hästi vist ei mõtle niimoodi. Ma mäletan nagu Fidonetis oli see, et zone mail hour oli iga öö, et jah, et seal terminali klassis saigi nagu esimesed siis administreerimiskogemuse seal nagu natuke internetis käia, tegelikult internetis ma otseselt käia ei saanud, see ei olnud päris püsiühendus veel, kohe varsti oli, et aga uudisgruppides sai möllatud ja me andsime siis klassivennaga välja tegelikult esimese subscription-based e-ajalehe nimega Nufa, millel ilmus isegi päris mitu numbrit ja millel oli tellijad. Ja lühend oli Neo Unixi fännide ajaleht, Nufa. Ja selles oligi uudised, me olime väga teadlikud kõigest, sest me olime kõige targemas perioodis inimese elus, 17-18 aastat vanad. Ja siis me üllitasime mingisugused veidraid asju ja arvuti anekdoote seal. Mis uudised, mäletad sa mõnda konkreetset uudist ka, mis sinna panite või? Täiesti peast püütud ja ma olen täiesti kindel, mitte ühtegi alles ei ole, aga ta konkreetselt oligi, et inimesed saatsid mulle kirja ja siis mul oli lõpuks oli adressaatide real mingi mitukümmend e-maili, mis selle aja kohta oli päris palju. Ja. Et lapsed sotsiaalmeediat ei olnud. Ja. Lapsed internet, World Wide Webi ka ei olnud. Vaikselt siis hakkas sündima. 90, jah, tasakesi. Ja siis lõputöö osana sa tegid kogemata? Kogemata, ei jah. Nõos oli siukene võimalus, et sa said saada ka keskhariduse baasil kutsehariduse. Selle ma sain, tehnikprogrammeerija kutse mul on olemas. Selleks tuli teha 3 lisaeksamit, esiteks teooriaeksam, kirjalik programmeerimiseksam, paberi peal. Ja siis... Vähemalt ei pidanud auke paberisse torkima. Ei pidanud, et perfokaarti mulgustama ei pidanud ja siis oli ka veel lisaks arvuti taga programmeerimiseksam. Paberi peal vaadati algoritmilist mõtlemist ja lugemist, koodi lugemist muuseas hinnati. Arvuti peal oli lahendus ja lõputöö tuli teha. Ja minu lõputöö oli siis kauplusladu, Turbo Pascalis ehitasin seal klassivennaga koos tegime, ehitasin assembleris mälu manipuleerimise asja, et aknaid liigutada efektselt ja aknal pidi kindlasti vari olema. See oli hästi vari pidi olema aknal, siis oli fancy. Ja täiesti mitmed aastad hiljem ma sain aru, et selle käigus ehitasime algelise andmebaasi mootori ja SQL keele, mille kohta ma siis ei teadnud mitte midagi. Aga ma tegin seda, et ma sain andmeid salvestada ja neid sealt tagasi küsida ilma programmilise lähenemiseta, vaid oligi keel selle jaoks, mis läks siis läbi interpretaatori ja siis nosis seal andmefaili läbi. Mul null aimu, et see siuke asi on 5 aasta pärast, mõtlesin, et oota. Mis ma tegin? Nüüd oligi mingi SQL-i näppi, siin tuli, oota. Ja siis sa vahepeal 90ndate kuskil keskpaigas hakkasid ka juba nagu vaikselt ülikooliradadel seiklema. Ja läksid vabatahtlikuna kaitseväkke? Läksin. No see oli ikka omapärane aeg. Eks ta siuke torminine aeg oli, nagu ma ütlesin, maailma kõige targem inimene oma arvust, natukene ülbe ka, ego oli suur, ise olin ka suur. 95 mul Tartu Ülikoolis üldse ei olnud võimalik informaatikat õppima minna. Õppekava ei olnud, ainuke võimalus oli minna matemaatikasse, kui sai natuke arvuti aineid ja 3. aasta statistikasse läksid nagu spetsialiseerusid, siis oli natuke veel rohkem, et aga see on informaatikat õppida polnud võimalik.
siis ma allusin veel ühiskondlikule survele, ehk siis koerus ema sõbrannad nutsid jõe, et nii tark poiss õpib matemaatikat, selle arvuti värgendusega ju raha ei teeni, tuleb minna õppima kas majandust või juurat. Ma läksin õppima majandust. Selgus, et see ei meeldinud mulle kohe üldse, sellepärast et see oli nii igav, et sure maha, et oma 40 ainepunkti sain ma kokku, nii et ma ei pingutanud ja siis ma läksin matemaatikast tagasi, sellest ei tulnud ka suurt midagi välja, sest ülbe inimesena ma läksin natukene raksu mõne õppejõuga ja ega ma nende ainepunkti tehtud poleks saanud. Tsips ei puudu. Ja siis ma otsustasin, et kuna elu on nii vahvalt ennast sobivalt puntrasse keeranud, ma olen kaitseväkke aastal 99. Et esimene kord ma sain pikenduse kaitseväest, et seal veel lõpus küsiti mu käest, et kas kaevat on midagi. Ma ütlesin, et aiamaa nurka jäi natuke, õhtul kaevan ära, et ei ole hullu. Siis selle peale seal laua taga pidi onu arst pikali kukkuma. Aga no see on mul eluaeg viga olnud, et kui õige koht on, tuleb ära öelda. Aga aastal 99 läksin Jõhvi üksikusse jalaväepataljoni, olin üle 150 kilo raske. Noorte ajaga võtsin maha 50+ kilo. Nägin välja Šveik, kes on ise karikatuur, ma nägin selle karikatuur välja, sellepärast et see vorm, mis mulle anti, no topi seda, kuidas tahad sinna vöörihma vahele, no pingule seda ei saanud. Ja siis täitsa erandkorras mulle telliti oma vorm. Ja kaitseväes juhtus huvitav asi, et seal hakkasid mingisugused imelikud allohvitserid rääkima mulle, et mul on juhi omadused, millest ma nagu ma olin täitsa hämmingus, et mis jutt see nüüd on, et ma tahan siin rahulikult lihtsalt vegeteerida. Taheti ka Meegomäele saata seeruks õppima, aga kuna ma olin määrustiku pähe õppinud, siis ma teadsin, et see on vabatahtlik ja ma olin vist ajaloo esimene Jõhvi ajatehnik, kes ütles, et ma ei lähe. Mille peale major Järvelainen natuke ära flippis, aga selgus, et määrustikus on siuke punkt ja ma ei läinud. Aga teenisin ilusti 12 kuud ära, kogemus oli mažoorne, siiamaani on head tutvused sellest ajast, et kindlasti möödu külgi maa jooksnud. Kuidas see siis on, et määrustikus on punkt, et sa võid käsule vastu olla? Ei, määrustikus on punkt, et antud asi on vabatahtlik. Okay. Et see on vabatahtlik, et määrustiku õppimine on väga tähtis, aga sellel ajal oli niimoodi, et see on jälle hea küsimus, et kuidas ka praegu hariduses, et kuidas me lapsi peame siin kohtlema, et kas nõude pai, no herneste peale kindlasti tohi põlvili panna ja kaardikepiga virutada ka ei tohi. Aga need on kõik ju äärmused, et tegelikult äkki siis need on pendel teist, kaitseväes samamoodi. See, mis seal toimus, oli natuke liiga karm. Et miks nad ütlesid, et mul on juhi omadused, ongi see, et meid viidi väga tihti üli stressirikkasse olukorda, kus väsimuse foon oli üle igasuguse kriitilise piiri. Ja üks inimene 10 suudab umbes sellises olekus säilitada nagu mõtlemise ja suudab ka tegutseda. Ja nad avastasid, et mina ei näinud sellest midagi erilist, aga kaitseväe siis teooria ütles, et need on juhi omadused. Et see oli liig, et see on väga hea aeg, kus noor inimene oma piire saab testida, kas neid piire nii peab testima, ma olen kindlasti, ütlen praegu ei, et see ei olnud tegelikult väga okei, mis seal vahepeal toimus. Liigume siis nüüd sinu tööelu juurde tagasi kaitseväest. See oli lapsemäng. Me saime 30 ja 60 krooni kuus ikkagi tasu ka. Järelikult oli töö. Kui tasu saab, siis on töö. 2000 oli see vist, kui sa läksid Veebmeediasse tööle. 2000 kevad, just olin saanudki kaitseväest aprillis välja, eks ta võiski olla, ma arvan kuskil, kui ma otsin, siis ma leian, aga suve algus, mai lõpp, juuni algusega ta kuskil mujal ei olnud, kõigi tartlaste lemmikplatsis Pirogovis olin, nautisin tsivilisti elu, päike paistis, ilm oli ilus, tüdrukud olid ilusad. Ja siis vajus mulle ligi koolikaaslane, et ei olnud klassivend, koolikaaslane, minust natuke noorem. Ütles, et mida sa siin teed, et meil on arendada vaja, meil on siuke pisike butiik, et tule juttu rääkima. Mina järgmine hommik läksin, et ei olnud kõige parem olla, istusin maha, küsiti mingi veidraid küsimusi ja ma ei viitsinud neile vastata ka väga ja torisesin ja porisesin seal. Lõpus küsiti, kas nimi on Alvar Soome, ma ütlesin, jah, okei, tule siis tööle homme. Mis mõttes tööle? Ja siis hakkasime arvutama ja siis ma lõpus küsisin, et oota, ma saan õigesti aru, et ma saan päev otsa arvutitega istuda ja te maksate raha selle eest või? See on ju päris okei diil ju.
ja niimoodi saigi minust siis Veebmeedia ehk praeguse Nortali siis 3. või 4. arendaja, sest et samal päeval võeti 2 inimest tööle ja 2 arendajat olid ees, et Kristo Kuusküll ja Ago Meister olid ees ja minust siis sai vastavalt kas 3. või 4. arendaja, kes tööle võeti. Ülemusi oli 5, töötajaid oli 5. Hea tasakaal. jah, pisike putka Rüütli tänaval, Bigpanga kontori all. Mis sa seal valmis arendasid? See oli siuke seikluste aeg, et kõik, mis me tegime oli vähemalt Eestis ei olnud seda tehtud, et esimene asi, mis ma hakkasin seal tegema, oli ikka surnult sündinud oli TASSil tegime mingisugust uudisereporteri ehitamise moodulit Delfis, mis pidi õige keelt parandama, mis oli täiesti võimatu, aga müüdi maha. Meie poisid on targad, teevad ära eesti keele grammatika parandamise. Mul oli ei tee, äkki ei ole võimalik tehnoloogiaga seda teha. See läks oma teed, aga siis mingi moment oli vaja hästi kiiresti valmis panna mingisugune mailing listi, mingisugune junn ja mina avastasin siukse programmeerimiskeele nagu PHP kuskilt, õppisin selle mingi poole päevaga selgeks, viskasin junni valmis, junn töötas. Järgmine hommik öeldi, et tee paar täiendust, võtsin koodi lahti, ütlesin, et ei tee, sest et ma ei saa mitte midagi aru, mis ma siin teinud olen. aga siis me hakkasimegi siis tegema igasuguseid PHP asju, et näiteks üks, mille üle ma ise uhke olen, on Tartu linnavalitsuse koduleht, millest mul on omaette hea lugu. See oli siuke esimene Eesti leht, kus oli profiilipõhine lähenemine, läksid sinna, ütlesid, kas sa oled lapsevanem, kas sa oled kodanik, kas sa oled mingi asutus ja vastavalt selle kõik menüüd muutus. No aastal mingisugune 2003 oli see ikka ennekuulmatu värkna. Müstika. Ja see leht oli üleval 10-15 aastat sellel kujul. Mingi lootusnõutsi mingisugused ühendused sai tehtud ja nii edasi, aga kui see asi oli siis vaja nii-öelda demoda inimestele nagu esimene tutvustus teha, siis sellest on mul hea lugu. Härra Andrus Ansip oli siis linnapea, mina läksin siis sinna seda nagu tutvustama inimestele nagu IT-mehena ja siis härra Ansip siis võttis kõigepealt sõna, et suur saal oli linnaametnikke täis, kontrollitud kaader, arvutitega võib-olla mitte kõige rohkem sina peal harjunud oma asju tegema nii, nagu nad tegema harjunud on. Härra Ansip tuli siis suurele lavale ja ütles, et ma olen siin kuulnud, et inimesed kurdavad, et nad peavad seda uut keskkonda kasutama hakkama, et te olete täiesti valesti aru saanud. Ei pea, lahkumisavaldused on sekretäri juures. Peale seda olid kõik väga usinad konspekteerima ja hakati kasutama nii, et müdises. Jällegi, seal oli näiteks, mida tänapäeva inimesed ette kujuta, esiteks framework oli enda tehtud, PHP framework oli raamistik ja ka siis JavaScript editor oli nullist enda tehtud, sest ei olnud. Kõik tuli ise teha. Shelli koduleht oli minu tehtud, kui ta Eestisse tuli, 3 erineva erakonna koduleht oli minu tehtud, oli Isamaa, Keskerakond ja Res Publica ja pärast ka Reformierakonna koduleht. Siis oli ET-Bronni lahendus, mis oli oma ajast selgelt ees. Eesti Telefon tellis universaalse broneeringu keskkonna, registreerid ettevõtte, ütled, minu butiik asub siin, mul on siuksed vabad ajaslotid, lihtsalt kasutajaid ei olnud veel. Praegu need keskkondi müüvad väga hästi, siis nad ei saanud kasutajaid lihtsalt teha, et see oli Arstee oli sellega või omaette lugu, kes viitsib guugeldab, et see oli siukene suur turvaauk, mida mind siis parandama pandi. Kui arsti, mis ta on siis liikmenumbrid teadsid, siis sellest piisas. Ainult selle teadmisega logisid sisse ja kuna see liikmenumber oli vist umbes 4-kohaline, siis ei pidanud väga palju katsetama, et mõne arstiga sisse saada siin. No ei, selle me parandasime ära, et panime need augud kõik kinni. See oli niisugune fantastiline näide, kuidas mitte asju teha, et kõik failid olid ühes kataloogis koos, JavaScriptid, PHP-d, HTML-id, pildid, faili nimed olid täiesti umbmäärased ja kiirendanud seda, mis ta sees on. Ühesõnaga, oli ka auge ja see tall, mida tuli puhtaks hakata küürima, et sai ikka kõvasti tegelikult. Projekte tegelikult oli palju, aga hästi palju oli pisikesi projekte ja see oleks napilt on siis nagu Veebmeediaga tapnud, et pisikeste projektide peale läheb seal hästi palju ressurssi võrreldes sellega palju sealt raha tuleb. Ja tegelikult kõik projektid olidki sellised, et kui see projekt valmis ei saa, natuke suuremad projektid, siis ettevõtet ei ole enam, et lihtsalt raha saab otsa. Aga ajas, kui läks
läks paremaks, sihiti paremini, saadi esimesed riigihanked, riigiteataja, samuti saadi erasektorist päris suured pakkumised City24 näiteks, et City24 muuseas sellega saiki 24 domeenid alguse, sellepärast et City domeen oli mu sõbra käes, kes seda ära ei müünud. Ja siis lõpuks see pisike butiik kasvas nii suureks, et sul ei olnud seal enam nii tore olla. Kasvas jah, et kõigepealt me kolisime Rüülti tänaval suuremale pinnale, siis oli veel kõik lahe, jooksime seal ringi edasi-tagasi ja tegime seal lollusi. Aga niipea kui me Pläskusse kolisime, siis läks järsku jube tähtsaks kõik ja hakati värbama sellist ülikoolist inimesi niimoodi hulganisti ja ühesõnaga läks minu jaoks natuke vabrikuks. Ei olnud see koht, kuhu mina tööle läksin, ei olnud enam see feeling. Ja siis ma otsustasin lahkuda. Sõbrad kutsusid ka parasjagu, olid tekitamas seal ühte väikest koodibutiiki, väga head müügimehed olid, väga head inimesed olid, et tule meile. Ja neid eriti huvitas see minu tehtud JavaScripti editor, mille ma nullist olin valmis teinud, et nad tahaks seda kasutusele võtta oma mootoris, et arendame seda edasi, et tuli siia. Enne oli Veebmeediast mindud ainult tööandja soovil, et mina olin see esimene, kes ise läksu. Võib-olla oli üks veel, ma ei usu. Ja seal oli mingi väikene solvumine. Ühesõnaga mina ütlesin, et kuule kõik on hästi, et ma isegi seda 1 kuu raha ei taha, mis nagu seadusega ette nähtud on. Ma lähen lihtsalt ära, et homme ei tule. Arvati, et nii ei käi. Neil on õigus 6 aega kinni hoida, siis nemad meid 6 aega kinni hoiavad. Mina ütlesin, selge, kui nii, siis nii. Ja ma isegi enne ei käinud vist nii täpselt tööl. Edaspidi 6 aega olin ma iga päev kell 8 kohal, tegin muda akna lahti, mängisin 8 tundi muda ja kell 5 läksin ära. Tööaeg oli täis tehtud ja kui keegi tuli küsima, et mis sa teed, miks sa tööd ei tee, siis ma küsin, aga mis sa teed, lased lahti või? Ja niimoodi sain ma 6 aja töö eest, muda mängimise eest raha. Et natuke nagu siuke full circle, et alguses, et ma saan päev läbi arvutit näppida ja selle eest makstakse palka. Ja nüüd siis. Selles suhtes, et ega me olime, kõik olime noored. Et mina olin noor, võib-olla ma ka ise seal lahkudes natukene vehkisin liiga palju ja teine pool läks natukene kaitsesse ja lõpuks oli mõlemal lõbus, ma arvan. Aga siis läksingi sinna pisikesse butiiki, mille nimi oli Vision. Neil oli väga vinge siukene mootor valmis ehitatud, mis genereeris PHP koodi. XML ja XSLT templiitide põhjal, et põhimõtteliselt kujundaja sai ette kirjutada, et mida ta tahab, et rakendus teeb ja selle tema visiooni järgi ehitati PHP valmis. Ja see töötas kusjuures, töötas väga kiiresti. Vanemuise leht näiteks sai selle peale tehtud, et Aivar Mägile saime seal üle antud asja ja Reformierakonna leht oli selle peal, sellepärast et firma üks omanik oli Silver Meikar. Et asi töötas jällegi, me oleme eestlased, toodet me teha ei oska, müüa me toodet tootena ei oska, me oskasime tootega tulemusi teha, me oskasime ära tootestada. Ja lõpuks juhtus see, et 2 peamist omanikku ja müügimees, kes olidki müügimehed, läksid mõlema poliitikasse nagu täiskohaga. Ja kui toodet ja tulemust ei müüda, siis ei ole ka arendajatel midagi teha. Arendaja väga hea müügimees ei ole. Nüüdseks on kõik, kes seal olnud, on saanud väga uhke töökoha peal olevad inimesed, välja arvatud mina muidugi, aga et kes on Microsofti mingi vanem arendaja ja arhitekt ja Eisi vanem arhitekt ja kõik on arhitektid põhimõtteliselt kõik on arhitektid ja kõik on suurte firmade arhitektid, IT-arhitektid. No kuule, aga sul on ju ikkagi 100. projekt. Mul on 100. projekt, et elame veel. Aga seal, ma mõtlen, et see, et sa läksid sinna või sind kutsuti eelkõige ju sellepärast, et sul oli see editor. Et tänapäeval vist see nagu nii kergelt ei lendaks, et kui sa oled selle ikkagi ühe tööandja raha eest teinud, siis see on nende intellektuaalne omand, aga toona vist lepingud ei olnud nii. Toona lepingud ei olnud nii, seda punkti ei olnud ja teine asi on ka see, et aga ma lähen kirjutan ta nullist valmis, ma olen ta nullist valmis kirjutanud. Ma olen kirjutanud teisest kohast nullist valmis, see ei ole enam sama asi. Arvatavasti mõned mugandused ja. Tõenäoliselt tuleb veel parem. Ei, tuligi, sest teatud mingisugune lähenemine oli seal vale ja JavaScript arenes ka siis natuke aeglasemalt, aga arenes, teatud võimalused tulid juurde. Et sai päris äge asi lõpuks.
sul jah, seal oli ka veebi turvalisusega nagu mingit juttu toona, mingid 3 reeglit. Ei no see on läbiv, et noh, tegelikult veebi turvalisuse üks reegel on see, et noh, pange ikka HTTP, pange SSL, pange korras sertifikaat külge. Õnneks tänapäeva brauserid kõik kisavad nagu ratta peal, nii kui seda küljes ei ole, nii et noh, sellepärast mulle meeldivadki kõik need, nii kui esmaspäev tuleb, siis räägitakse, et nii kui HTTPS on, nii on veeb turvaline. No ei ole. Kõigil petulehtedel on väga korras sertifikaadid, sest see on nende äri. Paremini kui nii mõneski kohas. Ma riigisektoris iga aasta mõni sertifikaat aegub ootamatult, siis teenuseid tööta. See on esimene reegel ja siis teine põhiline, kõige põhilisem reegel. Kontrollimata allikas saadud info tuleb teha ohutuks selle koha jaoks, kuhu sa selle paned. Ja kui sa seda reeglit järgid, ongi turvaline veebiarendus. Kui kasutaja sisestab midagi, sa tahad andmebaasi panna, teed andmebaasi jaoks ohutuks. Tahad HTML-i panna, HTML-i jaoks ohutuks. Tahad URL-ile panna, URL-i jaoks ohutuks. See, kuhu paned ja kontrollitud ei ole, teed ohutuks. Mm-hmm. 3. reegel on arvatavasti kasuta mõtlemise värgendust. Huvitav on see, et tegelikult praegu juba, kui ma vaatan seda, et Veebied ja Vision on ju mõlemad, et jube palju nagu asju sai tehtud. Pisikesed projektid ka, eks ju, ja see, et tegelikult on möödas napilt 4 aastat. No tempo oligi siuke, Veebmeedes, mis minu lemmik näide on, et ühe kõige esimese siis nii-öelda siis internetimaks ehk pangalingi panime me seal tööle. See oli lastefondi annetus. Et põhimõtteliselt võib vist öelda, et enam selle peal katsetati esimest korda päriselt seda. Ja ajad olid sellised, et ma pidin PHP jaoks ise OpenSSL-i librari kompileerima, sest olemas ei olnud. Muidu ma ei saanud allkirjastada lihtsalt. Ja siis seda minu kirjutatud e-pizza PHP klassi kasutati veel tükk aega, mida ma selle jaoks valmis kirjutasin. Et jah, väga palju asju oli sellised, mida tuli ise välja mõelda. Näiteid kuskilt võtta ei olnud, Stack Overflow'd võib-olla oli, ma ei tea, ei olnud. Ühesõnaga, näiteid ei olnud. Sa pidid ise välja mõtlema, ise pidid nuputama ridade vahelt, lugema, katsetama. Oi issa neid raamistikke, mis me tegime, üks hullem kui teine ja algus tundus väga hea mõte, lõpuks ei olnud. Ja siis sa läksid Playtechi. Siis ma läksin Playtechi ja Playtech ongi siis minu elu ainukene koht, kuhu ma ise olen kandideerinud ilma, et mind oleks kutsutud. Et lihtsalt oligi, Vision jooksis laiali, tuli Playtechi kuulutus, rääkisin äkki Rein Lemberpuu, tema tegi mulle intervjuu seal ja võeti mind, mina läksin arendaja kohale vist sinna. Mind võeti üldse sihukese suunitlusega, et me nüüd teeks nende backendi mingisuguse uue arhitektuuri PHP 5 peale ja Oracle 9 või 10 peale ehitaks mingi täiesti uue nullist uue uhke backendi. Et kuidagi nad profileerisid seal esimest korda mind arhitektiks. Et olin ka natuke arendaja, vaatasin seda olemasolevat mingisugust veidrust üle, aga jah, et eesmärk oli selline. Ja seal kuidagi tekkis sul mingisugune huvitav, ma ei tea, kas konflikt või siuke nagu hämming töökultuuriga seoses. No, kas nüüd töökultuur? Ma mõtlen kõigepealt nagu seda, et kui sa tegid ühe nädalaga mingi 72 bugiparandust. Ja ma ei nimetaks seda töökultuuriks, ma nimetaks seda lihtsalt veidraks paradigmaks, see oli komme, et mingisugune veider selle aja puust stand-up toimus, stand-upiks seda keegi nimetanud, Scrumist ei teadnud keegi mitte midagi, et esmaspäeval tulid kõik kokku ja rääkisid, mis eelmine nädal siis tehtud sai ja mis selle nädal plaanid on, siuke kiire mingisugune ring, arendajad oli suht vähe, mingisugune 10+ äkki või kompaktne meeskond. Mina istun seal ja uus ja huvitav esimest korda, kudi on ju, tõuseb esimene püsti, parandasin 2 bugi, kõik mul. Minul hämming nagu suur, mis mõttes, järgmine parandasin 4 bugi, aina paremaks läheb. Jõuti minuni, siis mõtlesin, et teate, ma vaatasin teie baasklassid üle, et ma parandasin 72 bugi, et ma ei tea, mis teie tegid, seda ma ei öelnud. Aga mul oli hämming nii suur, et mis asi see on? See on eriti just see, kui sa oled siukses vestlusringis ja siis need, eriti kui on numbriline see mingisugune asi on ju, et
ja sa tead, et sinu kord varsti tuleb ja see nagu, et sinu number on hoopis teisest suurusjärgust, et see ajab hämmingusse küll, jah. Jah, no see on nagu omal ajal siis veemeedia otsustas tulemustasu hakata maksma lisandunud koodiridade arvelt. Siis see käskkiri tuli välja, mina naersin natukene, läksin õhtul härra ülemuse juurde, küsisin, et vabandust, et palju ma parteikassasse raha pean kandma, see vaatas lolli näoga mulle otsa, mõtlesin, et minu tänane skoor on -2500 rida koodi, et ma optimeerisin ET-bronni. No siis see lõpetati ära. Peaaegu, et enne kui see algas. Ei, see läks luistlikumaks. Nädala pärast tuldi uue ideega. Hakkame komiteid lugema. CSV komiteid. Noh, eks ma kirjutasin ühe skripti. Mul oli päris palju komiteid ühes päevas. See lõppes ka kiiresti ära. Noh, mõõdikud on toredad, kui sa mõõdad seda, mida on kõige lihtsam lugeda. Just. Kui sa mõõdad midagi, siis sa saad seda. Just. Igatahes Playtechis ka väga pikalt ei olnud. Ma Playtechis läksin enne katseaega ära sellepärast, et ma arvasin, ma seda kõike mõtlesin enne, kui ma tööle läksin, et kas ma saan nagu sellega oma moraalse palega hakkama. Selgus, et ei saa, et mina ei saanud töötada ettevõttes, mis tegeleb ikkagi, ma ei ütleks rumalalt raha äravõtmisega ikkagi, ta tegeleb hasartmängude, kasiinodega, seal oli mu isiklikud põhimõtted. Esiteks ma ju kasiinosid ei seedi, ei ole elu sees ise mänginud hasartmänge. Ja teiseks ka siis väike perekondlik, mitte väike, vaid suur perekondlik tragöödia, et mis seal taga on. Ja siis ma läksingi tööle jällegi, et kuidagi juhtus nii, et mulle helistati, et ma tuleks ja kandideeriks, läksin kandideerisin. Ja läksin tööle A. Le Coq'i 2 korda väiksema palga peale. Et kui ma ütlesin, et ma lähen A. Le Coq'i tööle, siis mul palka tõsteti nii palju, et tegelikult peaksingi 2 korda väiksema palga peale. Ma ütlesin, et asi pole rahas, et te saite valesti aru, et te võite siia veel nulliga otsa panna mikka. Aga et selles mõttes on nagu huvitav, et väike siuke sarnasus, et mõlemad, nii Playtech kui A. Le Coq ikkagi nagu nende klientuuril on siuke sõltuvuse probleem sageli. Jah, A. Le Coq teeb limonaadi. Tõsi. Olgem täpselt, ma läksin tööle Tartu õlletehasesse. Kellest kohe sai Tartu õlletehas, ei A. Le Coq Tartu õlletehas, siis A. Le Coq, sest tarbijakaitse ütles, et kohe ei tohi muuta, kasutaja läheb segadusse. Ei päriselt, ülemineku perioodil mõlemad nimed. Aga jah, see A. Le Coq'i nagu tööintervjuu oli ka väga lustlik, et jälle iga asja tuleb elus korra nagu kogeda, et olin seal ja vestlesin siis oma tulevase ülemusega, tervitan Revo Villipuud. Ja siis astus siis härra Noop, kes ütles, et me siin oleme kuulnud, et sa siuke pullivend pidi olema, et räägi üks anekdoot. Õnneks ujusin välja ja rääkisin ühe õlledirektorite anekdoodi, mis teda äärekordselt amüseeris. Ja tööle ma sain, arvatavasti mitte anekdoodi pärast. Said tööle vaatamata anekdoodile? Vaatama, absoluutselt, obsöönsusi polnud, väga viisakas oli. Ja põhimõtteliselt sellest ajast peale sa ei ole enam nagu puhtas IT-ettevõttes töötanud. Ei. Kuigi tänapäeval öeldakse, et kõik ettevõtted on IT-ettevõtted. Jällegi ma parandan, see on vale, aga kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted. Et IT-d, see kõik on defineeringu küsimus, aga jah, et alates sellest oleme alati olnud nii-öelda siis kuskil IT-üksuses, mis on suurema organisatsiooni sees. Ja see on ühtlasi on ju siuke kuluüksus, sa pead kogu aeg tõestama, et sind on ikkagi vaja. Absoluutselt, et seal enam ei ole niimoodi, et sina enam sa raha sisse ei too, sa viid raha välja, sa pead kogu aeg tõestama, et miks ma seda teen, mida ta kokku hoiab, kust kas ta hoiab inimressurssi kokku, raha kokku, riske kokku, et seda on vaja kogu aeg mustvalgelt tõestada, seda on nüüd ajas on natukene lihtsamaks läinud, aga vanasti oli veel eriti keeruline seletada, et kuidas see asi kokku hoiab ja eriti keeruliseks läheb siis, kui mina lähen mingi jutuga, et mul on vaja server upgrade ida, sest et see on end of life ja selle peale siis teiselt poolt tulevad, aga töötab ju. No jah, töötab küll, aga varsti äkki ei tööta. No, kui ei tööta, ostame uuem. No siin nii ei käi päris. Et see on siuke väga keeruline koht, kus tuleb väga delikaatselt asjadele läheneda. Sa pead selle talle tema keeles selgeks tegema. Jah, et võimalikult lihtsalt näidetega ja natuke seal eelarvega mängides. Ja tegelikult sa ju sinna õlletehasesse läksidki mingis mõttes tegema siukest asja, mis nagu
seda kõike toetaks, et äri saaks aru, mis toimub? Jah, sest et seal olid, seni oli mingi soomlased teinud mingi veidra olapkuupidel baseeruva mingisuguse puust aruandluse, mis uuenes siis, kui täiskuu oli, kui ka siis numbrid olid, mõnikord olid õiged, enamasti mitte. Võtnud oli see 6 kuud, valminud oli 3 aruannet. Ma esimese kuuga tegin uue aruandluspõhja, ehitasin siukse vaheandmelao Oracle peale, kus ma siis pumpasin andmed välja, puhastasin ja väärindasin. Ma ei teadnud siis, et ma andmeladu ehitan, ma ei teadnud, et ma puhastan ja väärindan. Ma tegin seda, mis ma arvasin, et on mõistlik teha. Sest mõistet andmeladu polnud, ma arvan. Sul see on juba mingisugune korduv muster, et sa teed midagi ära ja siis hiljem saad aru, mis asja sa tegid. Jah, enam-vähem nii ta oligi. Ja siis selle kuu ajaga ma sain need 3 aruannet ära tehtud, nii et nad uuenesid regulaarselt. Ja lisaks veel mingisugune terve hunniku ja lõpuks me ehitasime seal siukse mootori, et teatud lihtsamate aruannete jaoks oli tegelikult valmis vaja teha ainult SQL päring. Vastasid sinna veebi kontrollitud keskkonda ja sellest ehitati aruanne, kus siis natuke tegid linnukes, ütlesid jah, see filter on õige, ise filter korri ära. Ja nii oli väga lihtne ka nii-öelda mu ülemuse, kes nagu arendada ei oska, aga SQL ei oskas. Et tema sai siukseid omale vajalikke aruandeid tsuts teha. Ehitasid midagi, ma ei tea, võrreldavat Power BI-ga tänapäeval või? Jah, et sellel momendil selliseid vahendeid ei olnud, et olid oma seal, isegi Google Graph oli juba tekkimas, ehitasime sellele baseeruvalt mingisuguseid ilusaid graafikuid ja äripoolele väga meeldis. Et üritati seda keskkonda ka mingi operatiivkeskkonnaks saada, siis ma ikka kogu aeg seletasin, et see pole see. Et samamoodi käisime abis siis Lätis ja Leedus ja lõpuks võtsid ka Läti ja Leedu selle keskkonna kasutusele, nii et seal oli, läks hästi peeneks. Esiteks oli tõlkemoodul tuli ehitada, nii et eestlased tõlkisid inglise keelde ja lätlased Läti ja Leedu keelde. Ja siis näiteks pühade arvestus, eriti näiteks lihavõtted, mis on nii-öelda liikuv püha ja igal riigil on oma reeglid. Väga peen. Et ütleme nii, et jällegi ja see oli nüüd esimene koht, kus ma siis hakkasin tegelikult päriselt äriprotsesse lahti lammutama. Et ma võtsin ükshaaval mingisuguse asja, et ülevalt poolt tuli mingi soov, ma ei saanud sellest soovist hästi aru, tundus natuke veider ja ma läksin nagu sisse. See on nagu mitu kihti, esiteks ma võtsin selle äriprotsessi lahti ja teiseks sellel majandust tarkvaral ei olnud erilist dokumentatsiooni. Tegu oli Oracle baasiga, kus kõik tabelinimetused olid 6-tähelised akronüümid ja kõik väljanimetused olid 6-tähelised akronüümid, ühtegi kirjeldust ei olnud. Ja siis me tegime lihtsalt nii, et siis majandustarkvaras tehti mingi muudatus, mina vaatasin, mis tabelid ja mis read muutusid ja tegime reverse engineeringut, et kuhu mis andmed liiguvad, sest et dokumentatsiooni polnud. Ja niimoodi me siis otsisime neid asju ja ehitasime, aga jah, et seal oli nagu just see hästi põnev, et kõik see tootmine lahti võtta, müük lahti võtta, kõik need back marginalid ja nii edasi, et esimest korda elus tutvusin sellise maailmaga, mida ma ei teadnud, just hästi palju äripoolega suhtlemist. Natuke tuli kasuks see 40 ainepunkti majandust, tuli, teatud terminid ei olnud, vaid ma sain aru, millest räägiti, aga spetsiifikat on hästi palju, et ta on niisugune omamoodi äri, lisaks veel erinevad suunad, lisaks veel Läti veidrused ja erinevate asjadega tuli arvestada. Aga sai niisugune hästi dünaamiline asi ja ma võin öelda, et nüüd ma küsisin just ühel konverentsil Revo käest üle, eelmine aasta pandi lõpuks see keskkond kinni. Ehk siis 23 aastat hiljem. Senimaani töötas, kuigi ma ise neile soovitasin ta juba ammu leegiheitjaga põlema panna. Aga nad ütlesid, et ei saa. Töötab ju. Töötab ja kasutatakse. Siis ta tuksus seal kuskil omaette segmendis tasakesi. Selles suhtes, et ikkagi, et PHP oli uuendatud, et kogu põhi oli ehitatud niimoodi, et wrapper funktsioonid, et millega oli võimalik nii kui midagi ära kaob või muutub, siis ainult ühte kohta muudad, kõikjal läheb asi tööle, et ei olnud niisugune spagett ei olnud. Aga siis tuli masu peale. No masu tuli peale, et just olime hakanud ehitama seda logistikakeskust, kus oli väga ägedad asjad, mis me ehitasime. Sinna ehitasime tahvlite peale siis tõstukijuhtidele, kus nad midagi siis pikkima peavad, kas siis FIFO või mis iganes on. Alati ei ole FIFO, kuhu panna tuleb ja kuhu optimaalsema panna.
aga no üldiselt ikka tõmmati kõvasti koomale, kas nüüd siis masu pärast või sellepärast, et masu pärast sai koomale tõmmata, ma ei tea. Ja kuidagi igavaks läks, et noh, ma ei taha seal istuda raha vastu võtta ja no nagu minu elu on juhuseid täis, siis minu nõo klassivend otsis mu üles, ütles, et temal on Ragn-Sellsi vaja kedagi, kes Ragn-Sellsi tehnikasajandisse viiks. Et siis ma läksin Ragn-Sellsi, kus ma ehitasin jällegi pisikese aruandluskeskkonna ja mingisuguse varahalduskeskkonna, mille nimeks sai Varanuhk. Vot, ma olen ka nuhi ehitanud. Ta ei nuhkinud mitte midagi, sinna tuli kõik sisestada. aga ta oli täis dünaamiline junn, millega said siis varasid luua ja nende varade külge dünaamilisi parameetreid panna. Et ise ehitasid endale mingisuguse objekti valmis nii-öelda veebis. Ja ütlesid, et see on nüüd konteiner. Mis parameetrid kõik küljes on ja mida kontrollida tuleb ja kus on mingi alerdid tulevad ja mingi hooldusvälp, kas on või ei ole. No ühesõnaga, siuke asi. Ja hästi põnev oli siis ka see, et Läti kontorit sai aidata käima joosta Riias. Et seal oli ka niimoodi, et oli ostetud mingisugune üks siis keskkonna ettevõtte ära seal koos litsentside ja kontoriga ja süsteemidega. No seal tuli kõik ka siis tänapäeva tuua, et ma sain hakata hästi palju Lätis käima, et Kalekokis sai ka natuke Läti-Leeduga suheldud. Aga siis oli nagu päris tihedalt, et seal ma nägin nagu seda, kuidas me masu progresseerumist, et kuidas ma nägin, kuidas Riia kesklinnas autode parkimiskohad aina vabanesid. Et enne poolt ühtegi, nüüd muudkui tekkis. Et ja kadusid ära pigem odavad autod, kallid vurasid edasi. Et aga noh, jällegi oligi sükene huvitav periood, siuke 2-aastane periood, kus sai ka nagu suht palju asju teha, aga kuidagi ei vaibinud. Isegi mitte koodides. Et noh, tegelikult asjad sai tehtud, Läti kontor sai tööle, süsteemid said välja vahetatud, small business server sai välja visatud, kui keegi kunagi sihukest nime kuuleb, siis jookske teises suunas röökides, et see on õuduskuubis. Et noh, palju sai tehtud, aga kuidagi ei olnud see. See on umbes nagu mul on ühest hästi lühikest aega kogetud projektist on mul täielik allergia või tekkis siuksed asja vastu nagu Oracle Forms. Õnnitlen, et Oracle Formsi peal jooksis tükk aega meie kodanikuportaal. Igatahes, siis sa liikusid edasi Photopointi. Jälle, sõber kutsus, kellega omal ajal sai ebaühikas kõvasti tehtud sikatiivsete jookide degusteerimisseansse, et kutsus mind siis Photopointi, et neil on vaja siukene spurt tulevikku teha. Et jälle. Jah, et kuidagi nad tunnevad, et saaks paremini, et kõik käib kuidagi killadi-kolladi ja kus see tehnoloogiast saadav kasu on, et see oli nüüd esimene selline töökoht, kus ma ikkagi selgelt nägin, kuidas minu tehtud töö kaotaski ära inimese töö. Et ja mitte ühe ega 2 korda. Et üks asi, kui ma sinna tööle läksin, et see oli see koht, kes küsiti, et noh, neil ükskõik, neil tööle vaja, mis ametinimetus tahad? Mina ütlesin, et IT-haldjas. No see ei sobinud, olin IT-projektijuht, aga see polnud tühi nali, sest nad olid just ise otsinud. Nad ise olid otsinud laohaldjat kuulutusega. Noh, tegelikult oli laohaldaja. Peaaegu. Miks IT-haldjas ei või olla? Ma olen siiani pettunud natuke. Aga no, mina alguses elasin seal, siis kõndisin mööda koridore ja vaatasin seal, mis inimesed teevad, ise ka pusisin seal midagi. Ja siis korraga vaatan mingi naisterahvas läheb printeri juurde, võtab mingi paki pabereid ja läheb arvuti taha ja hakkab toksima. Mina, mis teed? Ma sealt, ma ei mäleta, Hansa raamatust trükkisin mingid väljavõtted välja ja nüüd trükkin teisse kohta sisse mul. Et ühest programmist prindid välja ja trükid teisse kohta sisse. Oota natuke. Ja siis varsti ta enam ei pidanud seda töö. Ei, tema töö ära ei kadunud. Okay. Ja, sai midagi mõistlikumalt. Ta sai mõistlikumalt teha, tal oli tööd niigi palju. Et see oli umbes siukene töö, mis ta nagu ta frustratsiooni ajas. See oli aasta oli mingi 2090 umbes siis juba. Jah, umbes. Et ma meenutan minu kõige esimene töökoht 2000 suvel oli ka minu otsane juht oli üks nõokooli vilistlane muide, kes oli siis pearaamatupidaja ja mina olin tema nii-öelda
ametinimetus oli pearaamatupidaja abi, tegelikult olin andmesisestaja. Panga väljavõtte väljatrüki pealt toksisin majandustarkvarasse sisse siis nagu neid laekumisi. Et jah, see oli 10 aastat hiljem, eks. jah, no sest siis veel nii-öelda Hansapank alles tegi oma seda gateway'd. Et ei olnudki võimalik väga. Ja. Aga no ajad olid teised. No seal ma nägin ka seda, kuidas, eks enne oli ka nähtud, et inimene on muutuste vastu nagu hästi allergiline, ta on hästi oma selles maailmas kinni, et seal müügimehed käisid, mida kliente kirjutasid oma tähtsasse musta märkmikusse mingi tellimused ja kommentaarid. Siis nad tulid kohale, saatsid meili müügisekretärile ise vigu tehes trükkides. Siis müügisekretär trükkis sealt maha vigu tehes trükkides. Segadust oli hästi palju, aga neile nii meeldis. Sest, et kogu aeg on nii tehtud. Ja, kogu aeg on nii tehtud. Äkki teeks kaasaegselt handheldid ja pliiatsiga toksid ja võtsime mingisuguse A. Le. Coq'is ka kasutusel olnud tarkvara onud ligi, kes täpselt siukest teenust pakkusid müügimeestele ja siis me proovime. Ja siis 3 kuu pärast ütlesin, et jama ikka on, et võtame need handheldid ära ja paneme märkmikud tagasi. Ei, see ei lähe mitte. Et inimesele peabki kuidagi, ma ei tea, peadki siin vette viskama, sest et muidu ta arvab, et mingi paha asi on. Aga vahel ongi nagu see, et sa mitte nagu ei sunni teda seda tegema, vaid annad talle võimalused, aga proovi jah. Ja seal oli muidugi see, et tasuta. Üks asi, mida siis sai tehtud, et me avastasime, et tuleb neid handheldi, neid pliiatseid tuleb tellida pakkide kaupa, sest et autode käigukastid olid neid täis. Ta paneb sinna vahele ja siis see pliias autode käigukast ei tulnud tellida. ei, sest ta liikuvale osale ligi, ta kaob ära sinna. Aga ei, seal oli väga äge butiik, omaniku kõike teinud, kõike näinud, oskavad masu ette ennustada täpsemini kui meie majandusministeerium või Eesti Pank. Sest et nüüd on küll muutunud ka väga suureks e-poe haabiks, aga varasemalt nad tegelesid suures osas ikkagi siis hobindusega ju. Hobindusele müüsid fotograafiat, tarbikuid ja asju. Hobindus on esimene asi, kus inimene hakkab kokku hoidma, kui valusaks läheb. Nii et nemad oskasid masu kohe ette ennustada, ja siis seal sai tehtud erinevaid asju, alates sellest, et ei pea enam poes ostusummat pangaterminali käsitsi sisestama, vaid ausõna kassaprogramm oskab selle üle POS XML-i saata pangaterminali. Pisiasju sai hästi palju tehtud. Aga siis näiteks ka ühe asjana, mis seal tehtud sai, oligi siis e-poes. E-pood oli neil hästi tähtis kogu aeg. Kõik see otsingumootorite optimeerimine, et hästi lihtsalt oleks leitav, hästi kiire oleks, et sai sellele back-end ehitatud ja ühe asjana olid nad ühed esimesed, kes väga suures määras ja niisuguse lööktöö korras tõlkisid tootekirjeldused vene keelde. Et esiteks on juba Eesti turul on venekeelne klientuur väga suur, aga sel momendil oli kõik veel rahumajas enam-vähem, et Venemaalt tuli väga palju tellimusi peale seda. Ja kui neile öeldi, et vabandust, et me saame teile saata, aga me kindlustust ei saa teha, et juba siis ei tehtud sellisele saadetse kindlustust. Pange 2 eraldi pakki, üks ikka kohale jõuab. Sest et teatud asju lihtsalt ei saanud Venemaalt osta. Aga sealt sa jõudsid nüüd edasi sinna, kust mina mäletan sind kõige rohkem just sellest rollist. Vist on ka sul kõige pikem roll? Jah, 10 aastat. Olerex. Ragn-Sellsis töötasime koos Olerexi tegevjuhiga, kutsus mind sinna. Et alguses ta palus mul teha ühe väikse nii-öelda abilahenduse, milleks oli siis tanklate töögraafikute haldamine. Et enne käis see seal Excelis, kõik tanklad saatsid oma isemoodi Exceli, mida siis pearaamatupidaja või raamatupidaja higimull otsa ees mitu päeva sisse toksis ja ümber tegi. Siis äkki palgad ka tehtud, et siis sai tehtud üks moodul neile, kus saab iga tankla saab oma vahetused teha, siis iga tankla natuke erinev. Et saab oma vahetused teha, haigused, puhkused, tööaja arvestus, nupuvajutus, palgafail, majandustarkvaras sisse kõik tehtud. Ja siis ta vaatas, et kurat nii see ei lähe, et kui niimoodi need junne tellida, siis jube kalliks läheb, et parem on seda tööle võtta. Ja üldse tegelikult oli näha, et tegemist on palju. Võrdlusaste ongi, kui ma sinna tööle läksin, oli seal 43 tanklat, 200 töötajad, kui ära tulin 10 aasta pärast, oli 100 tanklat, 800 töötajad. Ja enne seda oli 3-4 partner tanklat Baltikumis, Poola piiri ääres Leedus.
siis oli paar tuhat partnertanklat üle Euroopa, et seal olin esimene siis nii-öelda päris IT juhtimise roll, kus ma täiesti nullist lõin meeskonna, nullist lõin ökosüsteemi. Minu framework'i peal on see backend seal tööl, noh arvatavasti nad on nüüd seda, ma loodan, välja vahetanud, sest see on jällegi oma aja laps, et kuhugi millegi peale tuli ehitada, mina ehitasin selle peale kiiresti. Et väga palju sai nii arendatud, juhitud, innoveeritud, ideid mängitud, ämbreid kolistatud, nutitankur koostöös Astro Balticuga loodud, nii et see ka kasutatav oleks. ID-kaardist tegime krediitkaardi ja kliendikaardi, et see oli siukene vaevaline protsess. Selle ID-kaardiga oli... Ja selle ID-kaardiga oli vahva lugu, et kuna enne oli ID-kaart kliendikaardiks, noh Apollol oli ja vist Rahvaraamatul oli pisikestel butiikidel, kui inimene satub, ma ei tea, 6 korda aastas. Oli kõik hästi, aga siis tegi Olerex ID-kaardi kliendikaardiks ja järsku hakkas tulema signaal PPA poolt, et Olerexi pangaterminal lõhub ID-kaart. Minul, mis jutt see siuke on, et tavaline sertifitseeritud pangaterminal, midagi ta lõhkuda ei saa. Pole võimalik lihtsalt. Ei, et kõik inimesed, kes tulevad, et nende ID-kaart enam ei tööta, on Olerexi kliendid, et ühine nimetaja. Et käivad, sest noh, kui Olerexi klient oled, saad kohvi pealt soodustust, mõni inimene ostis 8 topsi kohvi päevas, kus mina tean, miks, aga ostis. Ja noh, see, et sa iga päev seal midagi ostad lõuna või midagi ei ole ka ebarealistlik, et no okei, et ei tohi kasutada nii tihedalt, et kulub ära. Mis jutt see on, et ise veel reklaamisid, et nii hea on ID-kaart, et kasutage kliendikaardina, see on teie enda slogan. Siis hakkasime uurima, hakkasime testima, kutsusin mingisugused vennad kohale, need testisid, nemad ei avastanud midagi. Mõtlesin, et okei, et tellisin testkaardid, hakkasin ise seal proovima. Kelgutan 64 kord kaart lukus. Minul IT-mehena 1064, et see on natukene veider number, et 2 aasta ja puha, et no proovime teise kaardiga. 64 kord kaart lukus. No selge, noh. Selgus, et seal oli mingisugune turvanumber, mis iga kord, kui kahtlane tegevus oli, vähenes ühe võrra ja kui 0 jõudis, lõi ID-kaardi lukku. Pärast selgus ka, et korra kuskil käinud arvutis selle ID-kaardiga ja nagu või pangaautomaadis oleks see ära resetitud. Ühesõnaga selline lugu, aga küll sai võideldud ja võimeldud, sellepärast et need uudised, need signaalid olid ka ajakirjanduses, et noh, tegelikult väga halb kommunikatsioon jälle, et alati tee enne selgeks, milles probleem on ja siis mine alles kisama, et natuke rohkem tuleb ikkagi mõtet asjadesse sisse panna. Aga jah, et seal sai nagu kõike tehtud. Lukkoil ülevõtmine näiteks, kuidas me siis enne seda oli ettevalmistus nii, et ma sõitsin mingi 2 korda kuus Tartust Vilniusse tagasi, sest et Lukoil Baltikumi peakontor oli Vilniuses. Ja siis oli niimoodi, et meil oli aega kas vähem kui 2 kuud, et üle võtta 34 tanklat, oli vist. No 30 plus tanklat. Ja idee oli selles, et lihtsalt, et kui aasta number vahetub, siis neil on mingisugused kohustused, tarkvaralised. Et nii kui 1. jaanuar kukub, nii mingi ööratu summa läheb kohe litsentsid alla. Kohe. Vahet ei ole, et see ühe päeva kasutad, mitte mingit vahet ei ole. Ja siis oli nagu sõjaväeline operatsioon, me harjutasime tankla ülevõtmist. Et valmistasime ette, kuidas, kes, mida teeb. Nii et lõpuks võtsimegi niimoodi, et 2 tanklat päevas. Ja saime hakkama, et alguses Lukoili omad naersid minu plaani peale, pärast enam ei naernud. Patsutasid õla peale, ütlesid, et maladets. Mitu läbimängu tegite? Ei teinud palju kusjuures. 3 korraga saime paik. Et esimene läks päris võssa, aga see oli hea, et päris võssa läks. Et kõik kriitilised kohad oli veel, kõik. Mida rohkem võssa läheb, seda rohkem sa õpid, eks? Jah, just. Et... No kui ikka tõmbab moti täiesti maha, siis võib-olla ei õpi, aga... Ei noh, meil ei olnud valikut. Meil mott või mitte valmis pidi saama. Et ja jällegi kütusesektor on jälle see koht, kus ma pidin hästi palju siis neid protsesse lahti võtma, sest et see on täitsa omaette maailm. Kaubandus on üks teema, toitlustus on veel seal hoopis teistmoodi toitlustus. Ja kütusesektori ise on jällegi täiesti omaette maailm, mis on nagu tavainimese mõistusele nagu täiesti vastu võetamatu, et seal teatud arvutused on täiesti ebaloogilised, et siin on alati kisa, kuidas, et issand, et maailmaturul nafta hind langeb, meil ei lange ja tõuseb, siis meil kohe tõuseb.
esiteks see on nagu emotsionaalne reageering, päris nii see ei ole. Teiseks naftat me autosse ei pane. Ja kolmandaks ongi siis see, et varud saavad otsa, et jah, teada hinnaga varud on tanklates. Mujal need ei ole. Teistes kohtades hoitakse hinnalepet. Tanklas on varud tavaliselt paariks päevaks. Mõnes popimas tanklas juhtus ka vahepeal nii, et tuli 2 korda päevas kütust juurde viia. Nii et need varud lõppevadki paari päevaga ära, mille hind teada on. Ja siis tulebki peale juba uue hinnaga kütus, sest kütus saab oma hinna, no seal on jällegi terve hunnik nüansse. Aga ühesõnaga kütus saab oma hinnalipiku peale, kui ta terminalist välja liigub ja siis on, käib asi üldse arvatavasti platsi järgi, kui mingeid muud kokkuleppeid ei ole ja mis on veel niimoodi, et ta ei pruugi isegi see moment hinda külge saada või 2 päeva pärast alles. Et ta on täiesti omaette arvutus, aga see kõik tuli nagu lahti võtta ja proovida selle ennustada ja aga väga ägedaid asju sai tehtud, et näiteks kaupade nagu automaattellimine, et kus siis saigi tehtud selline keskkond, mis kõik siis ajalugu arvestades, sessoonsust arvestades, tankla eripära arvestades, osades tanklates näiteks on müüakse toitlustust rohkem ühtedel päevadel, teistel päevadel, siis tuleb nagu tooret ette tellida rohkem, et arvestas kõigi sellega, arvestas seal remontidega ja tegi ise nagu tellimussoovitused ära, inimene vaatas üle, vajadusel pani juurde, kampaaniatega tuli natuke mängida, oskas arvestada üritustega, et oli ürituste kalender, mis pandi, et see üritus toimub mõjutatud on need tanklad, et Türi lüllelaad tellid Türile 4 korda rohkem jäätist. Et need arvestused olid kõik sees, logistika, automaat, kõik arvutused, et ühe pildina näed kohe kõikide tanklate seisu, kui number on punane, siis on pahasti, järelikult tuleb sellega tegeleda. Samamoodi sealt sai lõpuks siis automaatsed koormasoovitused ehitatud, et väga head tööd tehti seal IT-meeskonna poolt. Põnevad asjad. Ja samas see, kuidas need asjad sai üles ehitatud, andis ka selle võimaluse, et kui COVID tuli, siis oli võimalik hästi kiiresti e-poed käima saada. Sest et kogu aeg lähenemine oli see, et API first, et hästi palju liigutati asju läbi API-de, mitte ei olnud otseühendused. Ja see tähendas seda, et ongi, kui COVID tuli, selgus, et nüüd tuleb lockdown, inimesed enam tanklapoodi sisse väga ei saa. Siis anti käsk, et olgu nüüd e-pood olla. Ja oligi nii, et esmaspäeva hommikul oli käsk, polnud idee poegagi, polnud kujundus pittigi. Kolmapäeval oli esimene reaalne tellimus, nii et oli kõik laovarudega arvestati, saatelehed liikusid, kassasüsteem registreeris ära, klient sai sisse logida, tellida, makselingid, kõik asjad. Et tänu sellele, et me pidime kasutama olemasolevaid lihtsalt Lego klotse ja need uude kohta kokku panema ja ära testima, et kujundus, back-end, front-end. Et klotside kokku ladumine olemasolevatest asjadest, väga vähe tuli juurde kirjutada. Tänu sellele, et klotsid olid olemas, oli see võimalik kiiresti teha. Just, et natuke tuli klotse täiendada, nagu ikka, aga saime hakkama. See on nüüd see koht, kus kuulaja, eriti kui sa meil YouTube'is oled, et pane nüüd kommentaari kirja, et mis asi see on, mida tanklates müüakse aastast aastasse kõige rohkem tükke? Ja see on, toimus avalöökidel, ma tegin väikese sihukese esinemise, et kuna mulle jutt jookseb ja numbrid meeldivad, siis oli selle asja nimi nagu Alvari numbrimaagia, et ma rääkisin inimestele siis, mis aasta jooksul on juhtunud, võtsin eelmise aasta kokku numbrites. Ja see, ma üritasin teha nii, et inimene saab aru, mis ma räägin, et hea näide on see, et kui ma ütlen, et aastas müüakse, ma ei tea, oletame 300 miljonit liitrit kütust, siis tankla töötaja teeb väga äge number, mul 0 aimu, mis see tähendab. Hoomamatu number. Aga kui ma ütlen, et iga minut tangitakse täis 5 sõiduautot aasta otsa, siis on hoopis ju teine tera, ta saab aru, millest ma räägin. Siis ma rääkisin, et mis asju müüakse aasta jooksul kogu ketis 1. Üks markantsed näited, ka niimoodi asjaliku asju, tanklate kaupa, mingisugused edetabelid, aga jah, et siis ma küsisin aeg-ajalt, et kuna tegin klienditeenindussektoriga, et tanklas töötavad väga paljus osas noored inimesed, kes kooli kõrvalt, et see voolavus on tanklates suur, üldse jaekaubanduse klienditeenindussektoris on tööjõuvoolavus suur. Ma sain iga paari aasta tagant küsida, et millist kaupa müüakse tükiliselt
kõige rohkem tank. Millist kaubaartiklit siis? Kaubaartiklit jah, et ja küll nad kõik nad pakkusid, aga ega nad kunagi ära ei arvanud, et no ma võin siis kuulajale öelda, et tegu on pandipakendiga. Et see on teil eraldi reaalne arvel ja on eraldi kaubaartikkel, mille tootekood oli vist B02 või midagi siukest. Et selle eest sa maksad eraldi ja ta on eraldi reaalne su arvel ja seda müüakse kõige rohkem. Nüüd said suured asjad Olerexis tehtud, hakkas natuke jälle tekkis tahtmine ringi vaadata. Nojah, niisugune juhtimisteooria ütleb, et mingi 7 aasta tagant peaks nagu hakkama nuusutama midagi. No see oleneb kõik tegelikult, ega 7 aasta möödudes ei olnud veel kõik asjad tehtud ja otseselt ega tehtud ei saa seal Olerexis kunagi midagi, see on nagu Tallinna linn, sellepärast et turg muutub, seadusandlus muutub, tehnoloogia muutub, et tankla tehnoloogia on täitsa oma, et karvaga loom, et seal need välbad on veidrad ja riistvara on veider ja suhtlusprotokollid on veidrad, seal on tegemist kogu aeg, et seal ei lõppe töö mitte kunagi otsa. Et see on pidevas arengus, et soovin jõudu kõigile, kes kütusesektoris töötavad, et see ei ole üldse lihtne töö. Aga endal tekkis tunne, et võiks, see tunne oli juba tükk aega, mingi aastake ja siis jälle vana hea mudasõber võtab ühendust, aga tal läks ikka aega, et mind veenda, sest tema kutsus mind nüüd elus esimest korda avaliku sektorisse tööle. Ja mina olin tuntud kui väga suur avaliku sektori IT kritiseerija, nagu siiani. Et ja siis ma ikka natuke mõtlesin ja nuputasin ja tema muku käis ja muku veenis mind, muku istus mul seal tooli peal ja muku silitas põlve, et ma ikka tuleks. Lõpuks ma ütlesin jah. Ja siis ma läksin Transpordiameti tarkvara peaarhitektiks. Väga sobival ajal, suve alguses, nii et olid suured puhkusperioodid, ma sain hästi rahulikult sisse elada. Ja seal oli ikka nii, et ma ikka ei saanud alguses ikka üldse aru, mismoodi seda tantsu tantsida tuleb, et täiesti teistmoodi, täiesti teise vaatenurgaga kuidagi minu jaoks, kes ma kogu aeg siukene ilmselt tahaks teha midagi ja tahaks näha midagi ja jube aeglane ja kuidagi veidra loogikaga ja hinnalipikud on ka veidrad ja lähenemine on imelik ja tehakse mingisugust asja, mille pärast seda tehakse, mina aru ei saa täpselt. Mitte ainult Transpordiametis, et selle, et ma seal olin tarkvara peaarhitekt, ma pidin väga palju suhtlema ka riigi infosüsteemide ametiga ja teiste erinevate ametiga, ehitusregistriga, ehitusregister. Et kõik oli siukene natukene veider, natuke teistmoodi, aga eks ma siis üritasin õppida, väga palju tuli tutvuda igasuguse seadusandlusega, riigihanke seadus, fantastiline, ise oleme ennast nurka maalinud, ma ei oska midagi muud selle kohta öelda, et ma loodan, et lähiajal hakkab keegi natukene mõtlema selle peale, et tegelikult riigihanke seadus tuleks hakata eriti IT-hangete koha pealt üle vaatama, et tegelikult ongi juba, et IT, me ei saa neid hankeid kõiki sama raamistiku sisse suruda, nad on nii erineva loogika, et aga jah, et tegu oli siis, et 3 ametist kokku pandud uue ametiga, et siis seal on väga kriitilised Eesti infosüsteemid, näiteks siis autoregister, siis on seal igasugused veidraid asju ajaloo pärast. Minu lemmik on üks, mida arendas minu sõbra vanaema, kõige vanem rakendus Transpordiametis, et tegu on siis sellise jupstükiga, kus Nõukogude Liidu ajal hoiti traktoreid ja lehmi, mille nimi on Mumps. Ja kui siis Kristjan läheb, leiab oma vanaisa küüni alt ühe vana traktori ja tahab seda arvele võtta, siis kõigepealt urratakse tööle Mumps ja vaadatakse, et äkki selle traktori kohta on infot seal. Ja siis otsustatakse edasi. Aga ta on siuke oma ette, seisab seal, leiba ei küsi otseselt, et las ta siis uriseb seal. Nii kaua, kui on nagu riistvara, mille peal ta käima läheb. Jah, seal on mingid trikid-nipid, aga jah, et süsteem on hästi palju. Üks esimene asi, mis ma seal avaliku sektoris avastasin, et kõige esimese asjana on avaliku sektori töötajal vaja seda siukest valemi lehte, aga kus on lühendid. Sest hakkas pihtana. Lis, mis, aris, teed, Mumps ja nii edasi, riha, rihake, joh, ei tii.
Tead, ma oma kogemuse pealt ütlen, ma olen Riias ka korraks olnud ja minu meelest isegi pankades on veel rohkem seda. Pankades on jah, eriti kõik need nõuete koha pealt on hästi palju. Ja, aga et kõik see, et mis sul on seal NBSX, NBSF, lennuk, mis iganes, mis asja. Ja. Aga jah, et ega kaua ei lasknud oodata, kui ma ikkagi paaril korral pidin ikka natuke teravamalt ka arenduspartneritele ütlema, et seal oli ikka igasugused veidrusi sai nähtud ja ära jäetud, et minu üks absoluutne lemmik oli see, kui oli ühes kohas oli lihtsalt, teel on objektid, objektil on objektikaart, aeg-ajalt vaja teisel inimesel saata, vaata see objekt üle, et tahaks lingi saata. See link oli olemas, natuke ebamugavas kohas, tuli mingi üks aken veel lahti klõpsata, siis hiirega plokki võtta ja saata, ebamugav. Teadke see sinna ka, aga tooge see link sinna objektikaardile, et ei ole vaja mingi kopidu clipboard, et parem klõps ja läheb. No ja siis tuli hinnang, et saab ikka 47 tundi tehtud, et mul oli, et ma ei saa aru, ei jõua kohale. Et seal on ta olemas ja siis sinna peate ühe ATML tag'i tegema, et ta on olemas. No siis me seal nuputasime natuke aega ja nad väga armulikult olid nõus, et nad teevad selle 27 tunniga ära. Kuule, see on ju praktiliselt poole odavam. Ei, võit, selge võit, et ega siin ei ole nagu midagi öelda. Aga eks seal oli ka muid asju, selles suhtes, et teatud kohtades me riigis ehitame ikkagi vahukommi küpsetamiseks raketi, kuigi tegelikult selgelt väike lõkke ka aitab, et tehakse süsteeme, kus on mingi 8 õlga ja 5 andmebaasi serverit ja 5 rakendusserverit, 3 andmebaasi serverit, et siis vaatad, et mida see rakendus siis tegema peaks hakkama, siis selgub, et seal on üldse kokku 2000 kasutajat ja võib-olla 20 korraga on sees heal päeval ja kui ta 3 päeva maas on, siis keegi väga ei nuta, et ei ole kriitiline asi, et natuke tuleb ikka mõelda ka, milleks mis on, et iga asi, pilvekõlbulik võiks ikkagi olla, et kui me uusi asju teeme, siis ta võiks pilvekõlbulik olla. Et aga kas ta nüüd pilve peab minema, see on jällegi teine asi, see on see riigis toimunud, mina nimetan seda evangelismiks, et riigis on neid evangelistlikke koolkondi olnud mitu. Alguses sai juba vanast ajast, kõigepealt oli Oracle evangelism, kõik need Oracle formise asjad, Oracle, nüüd need riigi asutused on hädas oma Oracle'ga, sest Oracle on kirjutanud nüüd ilusti lepingutes, et iga aasta litsents tõuseb 7% ja nutta ja naera ja hoppadi. Postgres töötaks nii, et silm ka ei pilguks mitte mingit vahet ei oleks, kõik oleks täpselt sama ja järgmine evangelism, mille pardale mina ei hüpanud, kuigi suruti, oli see, et äriloogika SQL-i. Äriloogika peab SQL-is olema, siis ta on andmebaasile lähemal ja kiirem. Mina vaatasin omal ajal selle otsa, ütlesin, et see on ju õnnetus, mis mitte hüüa või karjub tulles, et te jääte lihtsalt andmebaasi külge kinni ju. Et minu äriloogika ei lähe andmebaasi. Ja kui kõik on PL-SQL-is, siis sa ei saagi Oracle'ist lahti. Täpselt, nii on riigis, meil on väga palju rakendusi, kes tänu sellele on Oracle lõa otsas, et äriloogika on PL-SQL-is, neid pole 1 ja 2, neid on mitu. Siis on pilve evangelism, jällegi ma üritasin neile seletada, et iga asi ei pea minema pilve, see on okei, kui pilve kõlbulikuks teeb. Pilve läheb asi, mis nõuab akordioni tõmbamist, et kui ma ei tea, mis ressursse ma vajan, siis mul on vaja vahepeal laiemaks tõmmata ja siis kitsamaks suruda, et kulusid kokku hoida. Kui ma oskan ette ennustada ressurssi väga täpselt ja mul on olemas serveripark, mul ei ole pilve vaja. Okei, võib olla. No ja siis jälle üks evangelism on, et mikroteenuste arhitektuur. Jällegi, väga hea asi, omal kohal. Kõik ei saa olla mikroteenuste arhitektuur, mõne koha peale on see nii kui basuukaga sääse jahtne. Sa ehitad selle valmis, sa oled lõpuks mingisugune täiesti plindris omadega, sest see halduskoormus selle pisikse junni jaoks läheb nii suureks, sest sa oled siin ehitanud, ma ei tea mille valmis. Monoliit on halb, spagett veel hullem, aga modulaarne monoliit korralikult ehitatud, jumala okei, modulaarse monoliidina, pilvekõlbulikuks just saada. Tarbitavaks saad pa küll. Liigume edasi. Eesti Energia. See oli siuke omapärane avantüür. Jällegi vana sõber, mudakaaslane, Aardwolfidest. Lihtsalt ütles, et tead, Alvar, ma siin hädas nagu mustlane mädas. Et tule mulle BI platvorm liidiks.
et ongi vaja ehitada üles siuke BI platvorm arhitektuur, seal meeskond käima joosta ja nii edasi. Tundus siuke põnev väljakutse, noh ma nagu BI platvormi andmeladudega väga poolt tegelenud oma arvust, noh tegelikult olin nagu selgub on ju, A. Le. Coq'is ehitasin, Olerexis samamoodi tegin siukse kaskaad konsolideeritud andmebaasi, mis mööda dimensioone nagu suuremast väiksemaks jooksis, et no kõigepealt oli siis tund, päev, nädal, noh nii edasi, noh olin, mitte sellel kujul, väga äge oli, väga kiire rännak andmeladude teemas, lugesin kohutaval hulgal materjali, hakkasin vaikselt aru saama, mis on jama, mis ei ole jama ja see oli veel see moment, kus tegelikult oli hästi palju siukseid vabavaralisi junne tuli nagu hästi palju tuli. Nagu see vesi oli hästi sogane, et nagu mida valida, et me eelistasime just open source stack. Aga kuskil 3,5 kuu pärast või 3 kuu pärast avastasin ma, et mul on 2 arhitektuuri kaitstud, mul on meeskond komplekteeritud, tööplaanid tehtud, eelarve kaitstud, dokumentatsioon olemas, et mida ma nüüd teen? Mis ma nüüd aasta lõpuni käin koosolekutel või? Milleks nüüd mind vaja? Ja, et noh, ma saan aru, et mul lapsed kirjutavad isadepäeva ankeetid, mis tööd isa teeb, et koosolekuid, et no sellest ma saan aru, aga ma ei pea ju sellele tuld alla kütma ise ju. Ja siis läksin ülemus juurde, rääkisin, siis läksin Transpordiameti ülemuse juurde, rääkisin, ei tii, muidugi tule tagasi. Läksin tagasi, aga noh, nagu Eesti Energia ülemus ütles, et maailma parim lahkumine, et ma isegi asendaja teen ise. Nii et asendaja õpetasin ise nagu tegin kiire crash course'i ka, et kus me oleme, mis seal meil nagu suunad on, mida jälgida. Et kõik võitsid. Kõik võitsid, jah. Ja siis Transpordiametis oli jah, vahepeal mingi nad väikse jamaga hakkama saadud, ei teagi mis põhjusel, noh mitmel põhjusel tegelikult, et üks väga suur projekt oli jõudnud faasi, kust oleks tulnud hakata teda üle andma, aga selgus, et antud projekti põhiflow ei tööta, mitte kõrvalflow ega erandid, vaid põhiflow, ta lihtsalt ei tööta. Ja siis, et noh, mina jälle siuke maapoisina ja loogikaprotsessor veel töötab kuidagi. Küsin, et ma ei saa jälle aru, et me oleme aasta otsa teile testimise eest maksnud, iga arve peal on tummine rida testimise eest, et aga mida te testisite? Sealt tuli jälle mingi väga hämar vastus, no hästi see ei lõppenud ühesõnaga, et tegelikult seda asja tehti veel järgmine aasta otsa korda, nüüd ta töötab, lihtsalt häda on selles, mis mulle jälle ei meeldinud, oli see, et see, kes selle jama korraldas nii-öelda, noh, eks siis tellija poolt oli ka häda, et oleks võinud äkki nagu paremini seda jälgida, aga seal oli igat pidada, projektijuhid vahetusid ja töötajad vahetusid siin ja seal, ise käisin ära ja noh. Et see sama ettevõte sai järgmisele hankele tulla, sirge selja ja selge silmavaatega, nagu tema poleks mitte midagi teinud. Mis ei ole okei minu jaoks. Ma ei taha sind elu sees näha enam. Et noh, erasektoris ma ütlengi sulle otse näkku, et ära tule enam. Aga meie riigihangete seadust sellist diskrimineerimist ei luba, nagu ma olen aru saanud. Et umbes enam-vähem ainuke võimalus on nendega kohtusse minna ja siis panna hanke tingimustesse ei tohi olla pooleli olevaid kohtuvaidlusi või noh, jälle mingi juriidiline, mingi tango, mis mulle absoluutselt ei meeldi. Et midagi peab muutuma kuidagi, noh, meil on mitu häda, meil on need suured koodivabrikud, kes natukene siin nügivad enda suunas neid asju ja üritavad oma mingi veidraid vendorlokke teha. Ja siis on väikesed ettevõtted, kes on tegelikult väga head, aga nad ei taha just tulla selle riigihangete tingimuste pärast ja selle pärast, et neil ei ole seda juriidilist jõudu, et siis lõpuks kakelda nende vaidlustega. Sest et suurtel IT-ettevõtetel on ikka väga hea juriidika taga, nad oskavad seda mängu mängida, neil on kogemus. Et see ongi nende eelis, aga kas see on see eelis, mida me tahame, siis mina ütlen, et see nii-öelda jutumärkides eelis tegelikult pidurdab innovatsiooni. Et mitte ainult innovatsiooni, see ei lase meil saada võimalikult häid lahendusi mõistliku raha eest. Ma ei ütle, et odava raha eest on vaja midagi osta. Mõistliku raha eest on vaja osta. Ja nüüd põhimõtteliselt me olemegi jõudnud peaaegu juba tänasesse päeva. Kuidas see siis nüüd Transpordiametist ikkagi siis nüüd raudteetööliseks sattusid? No see on jälle siuke mitme vindiga lugu jälle. Juhuseid täis tihkelt ja tummiselt, et esiteks Transpordiametis üks inimene enne mind
kellega ma väga hästi nagu läbi sain, tal oli väga hea visioon oma sisu poolel, väga head arutelud olid, tema läks Rail Balticusse väga-väga rasket ja keerulist segmenti katma, et ja see on niisugune hästi innovaatiline koht ja Eestis on väga vähe võtta nagu sarnaseid näiteid, et sa pead minema ikkagi maailma vaatama ja sa pead hakkama leiutama ja meie nagu digiühiskonna üks häda on see, et me eeldame väga ägedaid digitaalseid lahendusi, aga antud sektoris need välismaal pakutavad rahvusvahelised suured lahendused, mida kasutatakse suurte infrastruktuuri projektide jaoks, on meile üllatavalt pettust valmistavad oma tehnoloogilise võimekuse poolest. Nad on sellised koledad kandilised puust kastid, mida siis pead hakkama seal lammutama, aga ei nad töötavad, meie lihtsalt, me häda on see, et me eeldame ja ootame rohkem, me oleme harjunud, et saab. Seal öeldakse, ei saa, jah. No ikka kuidagi saab, nii. Ja siis ma käisin veel kuskil konverentsil Riias ja sattusin rääkima ühe Rail Balticu töötajaga ja arutasime seal, mina küsisin, et mis ta teed seal ja lõpuks tunnistasime mõlemad, et me ei saa täpselt aru, mis ta teeb, et väga keeruline teema on ja väga nüansirikas ja kuidagi tehnoloogia on väga veider taga ja nagu mõttemaailm on veider ja et nagu lähenemine on niimoodi, et natuke kipakas, et ma ütlesin, et ma ei tea teie järjest midagi, ma kuidagi soovitaks natuke sellise suuna võib-olla valida, et mitte ennast lõksuma. No ühesõnaga, sai pikalt räägitud ja siis tema tuli Eestisse tagasi ja otsis selle transpordiameti inimese üles, kes nende juures töötas, ütles, et see suur prillidega poiss tuleb siia tuua. Ja siis nad tegid konkurssi, kõik oli aus, kandidaadid, intervjuud, kõik jutud, mina võitsin ära. Esimene roll oli IT-arhitekt, nüüd olen siis IT-üksuse juhataja, et olen aastaga üles ehitanud siis nüüd juba pea 10 inimesest koosneva üksuse. Et mul on seal kasutajatugi, mul on rakkadminnid, infoturbe, mul on projektijuht, mul on noorem arendaja, ise ma siis täidan natuke küberturvet, natuke arhitektuuri ja siis IT-juhtimine. See aasta läks niimoodi, et kui ma lõpuks sain aru, et mul on nüüd aasta juba möödas ettevõttes, mul on väga hea arvestada, ma olen hästi laisk inimene, et abikaasa valisin, et tal on sünnipäev 1. aprill, ei lähe meelest ära ja siis tööle läksin oma sünnipäeval. Nii et ja see oligi sünnipäev käes, mul aasta juba alles läksin, et selles suhtes, et tempo on korralik, samas ma ikkagi üritan jälgida, et väljaspool tööaega ikkagi jääb ka muude asjade jaoks aega. Eriti ma vaatan just, et mul on väga kohusetundlikud inimesed, et väga agarad, väga kohusetundlikud, et kipuvad ka natuke suuri ampse võtma ja ikkagi tahavad hirmsasti asju teha ja nädalavahetusel teha ja ei tohi. Et töö jaoks on tööaeg, teeme, erandolukorrad on alati on erandolud, ma ei saa välistada, et mingi töövälisel ajal ei tule vahepeal midagi teha. Aga kui see asi läheb regulaarseks, siis on pahasti. Seda ma ei taha. Väga õige. Lähme küsimuste juurde. On sul mingeid hirmusid ka olnud karjääri jooksul? Ei, otseselt ei ole, et mind on ikka see Voore vanaema nagu kasvatus on juhatanud elus, et tema alati ütles, et ära ette pabista ja ära pärast põe. Et enne valmistu ja pärast õpi tehtud vigadest, kui neid oli. Et otseselt, igas inimeses on nagu ebakindlus ja iga inimene hakkab mõtlema, et kas see asi töötab, et minu käest on korduvalt küsitud, kui mingisugune suure projekti nagu käivitus on, et kas sa oled kõik läbi mõelnud ja midagi ei juhtu. Ma ütlen alati, ärge muretsege, kindlasti juhtub. Ma garanteerin, et juhtub. No kuida nii? Mul ei ole võimalik kõike ette näha, aga ma olen sellest valmis. Ja mingite definitsioonide järgi projekt on ju see, kui sa teed mingit asja esimest korda. Ja. Kui sa teed midagi esimest korda, sa ei saa kõike ette näha, sest alati on mingi määramatus. Ja üks asi, mis ma hästi palju olen pidanud kohale viima, jällegi riigisektoris, mis on struktuurfondiga ja rahastusega seotud, on see, et projekti elukaar ei lõppe sellega, kui projekt üle antakse, tööle pannakse, vaid sellega, kui projekt kinni pannakse. Ja projekti kinnipanek ei pruugi olla üldse tasuta, sellepärast et teatud näiteks rakendustel on Rahvusarhiivi rakendustõmmise nõue sealt formaadis. See on siukene formaat, kus antakse töötav kood ja andmebaas, nii et selle saab käima urrata vajadusel. Ja see tuleb tekitada. Et ei ole niimoodi, aga struktuurifondi loogika
on nii, et kui projekt saab valmis, raha lõpeb ära. Edasi vaata ise. Ja siis ongi, olemegi hädas. Ja struktuurifondidest vähemalt seni ei ole saanud taotleda asju edasi tegemiseks ja parandamiseks. Kui sul on junn 1 valmis, siis parandamiseks pead hakkama junn 2 tegema 0. Või muidu see abikõlbulik ei ole. Aga ei, eks jah, kuidas Kärna Ärn ütles, et ega ma oma naist ei karda, aga ärge talle seda öelge. Räägi, kuidas sa lõdvestud? Üritan sõpradega aega veeta nii palju kui saab, et me oleme natuke mööda Eestit laiali, et ma üksildase hundina olen Viljandi sattunud, et teised on kus iganes Tallinn, Tartu, Koeru. Aga kui õnnestub saunas kokku saada, on alati tore. Jalutada meeldib mulle, ma olen väga kõva jalutaja, et siin isegi aja peale proovinud maratoni jalutada Põltsamaalt Väinerväärde vähki sööma, 6,5 tundi 42 kilomeetrit, et Viljandjärve tiiru ikka kõnnin ja raamatuid loen, filmi vaatan, perega võiks rohkem tegeleda, nagu ikka. Et see on see aeg, mida tagasi ei saa, kui sa selle tegemata jätad, et. Mida sa eelmistest rollidest kasulikku oled kaasa võtnud ja mida on olnud vaja juurde õppida, ütleme kas? Juurde tuleb kogu aeg õppida, et kui ma nüüd ülikooli läksin vanu igi uuesti pedagoogikat õppima, siis seal ma avastasingi see, et tegelikult sealt õpetatav on väga hästi kohaldatav tegelikult tööellu. Ka isiklikku ellu, aga seal õpetatavad meetodid tegelikult töötavad, kui sa neid õiges kohas kasutad. Aga mis ma ise olen nagu kogu ajaga õppinud ongi see, et tehnoloogia tuleb, tehnoloogia läheb, tehnoloogia muutub, et tegelikult ka IT-sektoris me peame rohkem tegelema just inimestega. Et inimene on tähtis, sa pead jälgima, mida inimene teeb, kas ta on heas kohas, kas ta tunneb, et ta on vajatud, et kui inimene käib lihtsalt tööl sellepärast, et tööl käia, siis ta motivatsioon langeb lihtsalt nulli ja kas ta stressi langeb, ta langeb apaatsesse seisundisse, et inimestele tuleb anda võimalusi, aga need võimalused ei tohi tema selgroogu murda. Kui sul oleks ajamasin, millega sa saaksid oma karjääri piires liikuda ja endale mingit nõu anda, siis mis punkti sa tagasi läheksid ja mis nõu sa endale annaksid? Tööalaselt mul on aastanumbrid, kus me vaatasin, me ei vaadanud. Ühesõnaga ma läheks tagasi sellesse punkti, näe, oli hirm, väike hirm oli siis. Või oli teadmatus, ma ei tea. Ühesõnaga ma läheksin sinna punkti, kui Jevgeni Kabanov kutsus mind oma värskesse startupi Zero Turnaround, mis lõpuks raskete rahadest ära müüdi, et ta kutsus mind siuksesse rolli, mis oleks mulle alguses ebamugavalt. Et ma polnud päris sellises rollis olnud, ma olin töötanud olnud, et ülikooli aegadel ma olin tegelenud süsteemi programmeerimisega aga see oleks pidanud Java virtuaalmašiini hakkama lammutama ja Java on minu nimekirjas maailma kõige koledamate programmeerimiskeelte hulgas, et ta on lihtsalt visuaalselt nii ebaapetiitne, et täitsa õudne. Et ja siis ma ikkagi lõin põdema ja kuidagi ja käitusin ka nõmedalt, et kuna ma olin nii kõhklev, siis ma nii pikalt ei vastanud neile, et nad lõpuks ütlesid, et okei, et las ta siis jääda. Et ma isegi ei öelda. Et oligi ma ei see nagu on äge, aga kurat, ma ei tea, kas ma saan hakkama. Aga järelikult ikkagi mingisugune väike kurad ikka. Ma arvan, et ikka oleks hakkama saanud tegelikult. Aga siis ma ei noor. Ikka õpid ujuma, kui vette lähed. Kui vette ei lähe, siis on keeruline. Jah. Kui see oleks praegu meie vahel töövestlus, siis kui me su tööle võtame, mis riskidega me peaksime arvestama? Neid riske, kus juures nüüd tänapäeval juba tööandjad teavad, kipun olema. Ma olen viisakas, aga reljeefne. Ma ütlen asju välja. Ma küll ei solva, aga võib-olla olen tänapäeva mõistes mõne koha pealt natuke liiga otsekohene ja otsese ütlemisega. Kuigi ma olen ka seda õppinud natukene talitsema. Ja nagu ühel töökohal öeldi, et nad tegid enne mulle väikse taustauuringu ja küsisid mind tundvate inimeste käest minu kohta.
et kõik väga kiitsid, ütlesid kindlasti võtke tööle, et tegu on väga siukse ägeda inimesega, kes tulemused ära toob. Aga tal on üks siukene nõrk omadus. Mul okei, tohite öelda, mis asi see on. Ikka tohib, et meile öeldi, et sa ei pidavat üldse lollusi ja lolle inimesi seedima. Sellega on raske, jah. Et päris kupla ei lähe, aga jällegi ma olen vanusega ennast õppinud tagasi hoidma. Kui sa neid ei söö, siis sa neid ei seedi. Jah, täpselt. Räägi, mis on su karjääri kõige suurem ämber ja mida sa sellest õppisid? Oi. See on nüüd hea küsimus. Vaata, kui uhke oleks praegu öelda, et mina ämbrit pole teinud. Mina pole neid kolistanud. On. Kes usuks? Ei usugi mitte keegi. Küll ja rohkem. Ise ka ei usuks. Ei usuks. Küll ja rohkem. No üks suuremaid ämbreid oli äkki arsti retseptide andmebaasid üheks laskmine. Et Live-baasis ikka, kus siis mujal. Et me tugevat testi ei kasuta. Mingisugune 200,000 retsepti läks õhku sellepärast, et kirjutasin delete, ma tahtsin ühe testretsepti maha kustutada, kirjutasin delete from receptid või receipts. Ja siis on mingi asi läks valesti ja tahtsin backspace'i vajutada, vajutasin enterit. Need on kõrvuti, jah? Jah, ja siis läksin admini juurde, ütlesin, kuule, et taastame need baasi backupist ja 2 väga suurt sinist silma vaatas vastu, et millisest backupist? Ja nii siis need retseptid uuesti sisse taoti. Õppisime testkeskkondade kasulikkusest päris palju ja backupide vajadusest. Ebapopulaarset arvamust ma sult ei küsi, sest neid sa avaldad sotsiaalmeedias kogu aeg. Ja. Aga mis su unistuste töö on? No unistuste töö pärast ma tegelikult läksingi ülikooli siis 2017 õppima Tartu Ülikoolis siis kutseõpetajaks. Et päris lapsena tahtsin saada looduskaitse inspektoriks kõigepealt, aga 9. klassini tahtsin ma saada matemaatika õpetajaks. Pärast, sest ma polnud arvutit näinud, ma ei teadnud, et siuke roll üldse on. Ma ei teadnud, et siuke eluala olemas on. Tegelikult 95 ka veel ei teatud. Ja nüüd kuidagi see õpetaja on natukene ikkagi, ma ei tea, veres või soov on. Minu nagu idee, kui ma sinna läksin õppima, on see, et kunagi, mitte nüüd kohe, kuskil 55 aastaselt või natukene pensioni, nii nagu Lääne-Euroopas, nagu selles kombeks, et oma alani siis nagu eksperdina elukogemuse pealt, pedagoogikat õppinuna, lähen kuhugi kutseõppeasutusse, näiteks Viljandi Vikki, ja teen seal mingisuguse IT-õppetooli kõige paremaks praktiliseks suunaks Eestis. See oli minu siis unelmate töö. Hetkel mul on bakatöö kaitsmata, õppekava on läbitud 100%. Vaatame, mis sest unistusest saab. Ja lõpetuseks, kui kuulaja peaks sinu loost ühe asja endaga kaasa võtma, siis mis see oleks? Ikka Voore vanaema tarkused, kasuta seda mõtlemise värgendust. See on kõige tähtsam, eriti AI ajastul. Aitäh, Alvar. Aitäh. Oota Karmo. Voore vanaema ütles, et tühja käega külla ei tulda. Nii et tõmbasid praegu tõmbasin pingesse või? Tõmbasid praegu vaiba alt ära täiesti. Nii, ei tulda tühja käega külla. Ja siis tänu sellele ma siis ikkagi võtsin väikse suveniirpurgi legendaarseid ema koeru krõmpsuvaid kurke sulle. Ossa. Aitäh, Alvar. Aga palun. Ja aitäh, kuulaja. Ja järgmised karjäärikäänakut juba mõnel järgmisel neljapäeval. Karjäärikäänakut.